Tere Anneli! Tervist! Aitäh, et kutsusid! Ja mul on nii hea meel, et sa tulid, sest ma mäletan seda meie kohvikus käiku, kus me nii mõnigi kord oleme tegelikult enne kokku sattunud ja siis tookordsel siis hetkel istusime maha ja saime teada, et tegelikult oleks vaja teha üks podcast. Ja see, millega sina tegeled, on tegelikult ühiskonna mõttes ülioluline. Sina tegeled vägivallatu suhtlemisega. Et räägi paar sõna enda taustast ja siis lähmegi teele. Taustast. Ma olen tegelikult õppinud tantsuõpetajaks koreograafiks ja teine haridus on mul ärijuhtimine. Olen töötanudki treenerina, tantsuõpetajana, koreograafina, tantsijana mingisugune 10 aastat ja siis läksin üle ärisse, peamiselt sellepärast, et mul meeldisid võõrkeeled. Ja läksin ärisse, läksin IT-ärisse. IT-äris mul õnnestus siis töötada kuskil 23 aastat nii Eesti ettevõtetes kui rahvusvahelises suurkorporatsioonis ja sealt sai väga ägedaid kogemusi ja ma olin kliendihaldur peamiselt, mis tähendab seda, et hästi palju suhtlemist on. Ja ma mõtlesin, et ma olen ikka päris hea suhtleja, sest et nagu äris läks hästi. Siis kui ma IT-st välja astusin, läksin Jaapanisse palverännakule. Sa ei saa ärist võtta nii palju aega, et oleks aega nagu kuskil rännata kuude kaupa. Ja seal kohtusin inimesega, kes küsis minu käest, et kas ma tean, mis on vägivallatu suhtlemine. Kehitasin õlgu, ei teadnud, kontekstist ka aru ei saanud, miks mu käest küsiti seda. Ja sinna see jäi siis. Ma mõtlesin, et see on minust nii kaugel see asi. Aga siis selle inimesega suhtlemine jätkus ja elu on hästi naljakas, kuidas asju sätitakse elus. Seesama inimene kutsus mind puhkama Bahamale, tal on purjekas seal ja ma ütlesin, et väga äge on Bahamal puhata ja nii odavalt saab ka. Et midagi ju praktiliselt ei maksa, lihtsalt lennukipilet edasi-tagasi. Ja see aeg, mis me olime mere peal, me kogu aeg tülitsesime. Kogu aeg tülitsesime. See inimene oma arust kasutas vägivallatut suhtlemist ja kogu aeg küsis minu käest, et mida sa vajad, mida sa vajad, mida sa vajad. Ja minu jaoks oli see nii võõras, et keegi mingit taolist küsimust esitab, nii et ma ei saanud tegelikult arugi sellest asjast. Et mida minu käest taheti. Ma ütlesin, et võiks ju siia ankrusse panna, aga ma kogu aeg rääkisin eemal keeles, ehk siis võiks, tuleks, peaks. Ja teda nii ärritas see, sest ta ei saanud aru, et mida ma päriselt tahan. Ja konfliktid läksid väga suureks, siis kui ma tulin sealt purjeka pealt lõpuks maha, et koju minna, ma olin täiesti hämmelduses, et inimene räägib, et ta on õppinud vägivallatut suhtlemist ja meil on konflikti otsas ja meil mõlemil on väga raske olla. Valus on, ärritunud, viha, väga segased tunded, pisarad voolasid, pea valutas. Siis mõtlesin, et kuidas on võimalik, et inimesed oma vahel, kes tahavad ühendust luua, ei saa see ühendus loodud. Nii kui ma maha sain purjeka pealt oma tabletile ligi iPadile, nii ma kohe hakkasin vaatama YouTube'ist kõike, mis rääkis vägivallatust suhtlemisest. Marshall Rosenberg, kes on siis vägivallatu suhtlemise meetodi kokkupanija, siis tema videod kuulasin ära, tulin koju, ostsin Amazonist ingliskeelse raamatu, lugesin selle läbi, siis külastasin oma vanemaid Võrus, siis vaatan, et eesti keeles on ka see raamat olemas. Kas ema juurde, et miks sa seda ei ole meile andnud? Lugesin eesti keeles ka läbi, aga sest on vähe kasu, et sa raamatu lihtsalt läbi loed. Siis ma mõtlesin, et okei, võtan selle, mis selles raamatus räägitakse ja vaatan neid olukordi, mis mul tekkisid seal purjeka peal ja vaatan läbi selle meetodi siis otsa.
vaatan siis olukorrale otsa. Mida ma nägin? Aga mida tema nägi? Ta nägi hoopis teistmoodi pilti ilmselt, kui mina nägin, eks ju. Võtsin seal kohe konkreetse ühe esimestest nendest konfliktidest. Nii, mida mina tundsin? Täitsa segane, mida ma siis tundsin, et ise ka aru ei saa täpselt. Ei ole harjunud oma tunnetest rääkima. Ma ei tea, kuidas teistes perekondades, aga meil tunnetest väga palju ei räägitud. Ja ega kooli lähed ka kedagi ei huvita su tunded, eks ju. Ja siis vaatasin, võtsin nimekirja ette, raamatus oli nimekiri, vaatasin, leidsin tunded ülesse ja siis see küsimus, mida ma vajasin. Üleüldse see vajaduste kontseptsioon, me oleme õppinud enamus koolis Maslowi püramiidi, ma käisin just siin mõned nädalad tagasi ühes koolis 6. klassi lastele rääkimas vägivallatust suhtlemisest ja kui ma vajadusi mainisin, et Maslowi püramiid, me teame, mis on vajadused. Suur tänu, et te koolis õpetate, vähemalt sedagi. Ja siis ka vaatasin oma vajadusi ja see oli nii äge tunne, et kui ma sain aru, millised vajadused mul said puudutatud, siis mingisugune nagu pinge vabanes kehast. Ma ise nimetan seda maandamiseks, et nagu miski sai kehas maandatud, see pinge läks ära kehast. Siis mõtlesin, aga vaatame, mis teise inimesega toimus. Mul tuleb, keegi pisar tuleb silmanurka, et vaatasin siis, mida tema võis tunda. Katsusin meelde tuletada, mida ta ütles mulle, aga ega tema ka palju tundeid ei nimetanud. Et ikkagi see, et läänemaailmas me oleme nii vähe harjunud tundeid märkama ja neid sõnastama. Võib-olla isegi enda sees me tunnetame neid, raudselt me tunnetame, aga me ei tarvitse ühenduses olla sellega. Aga et me sõnastame ja teisele inimesele välja ütleme, et tead sa, et mul on valus praegult, ma olen segaduses, ma olen ärritunud. Mina mõtlesin varem, et kui ma ütlen, et ma olen ärritunud, siis teine inimene nagu tunneb ennast süüdi. Sest mina või ka vaata, kui sa teed ärritunud, mida ma ka siin nõustamisruumis paaridega näen, on see, et kui keegi ütleb, et ma olen ärritunud, siis teine läheb kohe, millest ka siin täna saame rääkida, kaitsesse. Aga kas sa arvad, et mina ei ole? Mul on sama valus, et kuidas ära pidurdada see dünaamika, eks. Et kumbki elab vaata omas reaalsuses, ehk siis oma selles kogemises, oma tunnetes, oma vajadustes, sest et kõik vajadused on inimestel kõik ühed. Aga lihtsalt erinevates hetkedes, erinevatel inimestel on erinevad vajadused pihta saanud. Mida see tähendab pihta saanud? Ehk siis minu vajadus on rahuldamata ja tunded annavad sellest mulle märku, et vajadus on rahuldamata. Kui mu vajadused on rahuldatud või enam-vähem okei, siis ma ei ärritu, ma ei vihasta, mul ei ole valus, ma ei ole pettunud ja mul ei ole neid ebameeldivaid tundeid, kus sellised nagu energialaengud tulevad. Või ka vaata, kui me siin räägime, kas paarisuhe, sõprussuhted, vanem-lapssuhe, kolleegisuhted, et tihti peale ju tegelikult juhtubki see, et see teine inimene, kellega me oleme selles suhtlusolukorras, lihtsalt projitseerib või meenutab või kangastub kas läbi lõhna, hääle, taju, situatsiooni, mingisugune vana rakumälu mälestus nii-öelda. See tuleb pinnale ja sealt siis see käivitub, et tihti polegi asi selles teises inimeses või selles enda reaktsioonis, mis meenub läbi selle teise inimese. Me saame teistelt inimeselt, ehk ümbritsevalt me saame impulsse, eks ju. Et teine inimene on lihtsalt see impulsi kandja ja see, kuidas igaüks meist reageerib impulsile, on individuaalne. Jah, võib olla mingisuguseid korduvaid mustreid, aga ikkagi iga hetk on unikaalne, iga inimene on unikaalne ja tänu sellele on kõik need tunnete ja vajaduste kombinatsioonid ka unikaalsed ja seda, mida teine inimene enda sees kogeb, see on eraldi maailm. Jah, me võime mingisuguseid üldistusi teha, aga ma teeksin seda hästi ettevaatlikult, et ma ütlesin ka sellele inimesele nagu, et sa ei hooli minust ja sa ei hooli mu tunnetest
aga ma süüdistasin teist inimest, sest et ma ei olnud ühenduses endaga. Kui ma ei näe seda, mis minu sees toimub, siis me väga tihti hakkame teist inimest aga süüdistama. miks siis ei näe, mis endas toimub? Me ei ole õppinud seda nägema. Me ei ole õppinud seda nägema ja näiteks mul ka peale seda, kui ma sealt Bahamalt tulin ja hakkasin uurima seda vägivallatut suhtlemist, mingi uus maailm avanes mu jaoks. Ma arvasin, et ma olen hea suhtleja, aga ma olin nii-öelda ühiskonnas nõutud ja aktsepteeritud tasemel. Ma oskasin diile läbi rääkida, ma oskasin ärijuttu ajada, ma olin hästi analüütiline, kõik suured pildid, kuidas asjad omavahel seotud. Aga seda, et mis minu sees toimub, sellest ei olnud mulle räägitud, et see on oluline. Esiteks üldse, et see on oluline ja see ka, et kuidas endaga ühendust saada. Ma mäletan, et mul oli isegi, kui ma tahtsin mediteerima hakata, mul oli isegi hingamisharjutusi raske teha, sest et ma ei osanud oma keha kasutada, ma ei olnud oma kehaga ühenduses. Ma olen tantsuõpetaja, kuidas ma ei ole oma kehaga ühenduses? Aga see on nagu see, mis nagu on kuskil kirja pandud ja sellised standardid ja selline pealiskiht. Et see ongi pealiskiht, sa ei ole päriselt enda sisse läinud. Noh, ühiskond oli sellises kohas iseendaga, koolis ei õpetata, vanemad ei õpetanud, kodus ei käitutud niimoodi, et kui laps kukub pikali, siis laps tõstetakse püsti ja öeldakse, pole hullu. Lapse kogemust ei valideerita. Valideerimiseks ma nimetan siis seda, et seda ei nähta, ei öelda lapsele, et ma näen, mida sa koged, ma näen, mida sa tunned ja sul võis valus olla, eks ju. Et ma valideerin seda, mis temaga juhtus. Et pigem see nagu eemaldatakse pildist, just küll sa hakkama saad. Ja kas see siis tegelikult annabki lapsele ellu kaasa justkui nagu sellise teadmise, et ma kahtlen oma tunnetes, ma kahtlen oma kogemustes, ma ei saa endas kindel olla, ma võin tunda valesti, teised teavad, kuidas ma tunnen või kuidas tegelikult olukorrad on. Kas see võib mingisuguse sellise nagu dissonantsi tekitada tulevikku? Ma arvan, et see on isegi, ma ütlen hullem sellest, mida sa kirjeldasid. Tegelikult, vaata, kuni 6.–7. eluaastani me hästi palju ju kopeerime seda, mis ümberringi toimub ja läbi selle õpime. Ja see on alateadlikult käib, egas me ei vali, et mida me mällu salvestame. See on see emotsionaalne, subjektiivne tajumine, eks ju. See kogemus jääb kehasse, eks, ja kogemus jääb, mälu on ka keha, eks ju. Ja kui ma õpin hästi varakult selgeks, et tunded polegi olulised, siis see jääb nii sügavale, et mingi hetk, kui ma elan, ma ei mõtle enam selle peale, sest et kuskil alateadvuses on see juba kinnistunud, et tunded ei ole olulised. Ma isegi ei saa aru, et see on minu sees kinnistunud. Ja see märk, vaata, kui sa ütled ka, et see kehaga ühenduses olemine, mida ma ka siin ruumis tajun armsate klientidega ongi see, et inimene ütleb kuidagi nii sul ärevus, kuidagi siis mõtlesin, et mina kuidagi tajun, et minu kehas hakkab tekkima selline nagu mingi viha, mingi koht, kuidas see sinu jaoks on, vaata. Kuule, et tegelikult see ongi mingit tüüpi viha, aga see on nii peidus, sest viha tundmine, olla selline impulsiivne pole mitte üldse vastuvõetav, eks, et mida mugavam, vaata, nagu öeldakse ka, et meil on nii hea laps, nii rahulik, üldse midagi kuskil nagu liiga palju ei tee, ei jookse, ei liiguta, et istub paigal. Nii tubli laps. Just, et meil on selline hea rahulik laps, et mõned lapsed ongi rahulikumad tüüpi ja need mitte rahuliku tüüpi lapsed ka, siis suunatakse sinna poole ja siis tegelikult keha sisse tekivadki siis need tunded, millele tulevad need kaaned peale ja kui need tulevad täiskasvanu ellu kaasa, siis see pulbitsev enda sees hakkab seal kaane all justkui nagu hüppama ja ei saagi aru, mis see on ja kujuneb päris suureks üllatuseks, kui tõesti see teadmine saabub, et jah, peale mingisugust sündmust, et kuule, et väga palju asju on need alla surutud. Seal on jah nii palju elemente, millest sa praegult rääkisid, et üks asi on see, et jah, me sünnime siia erinevalt siia maailma.
aga ikkagi väga suur protsent, öeldakse, et lausa 70-75% sellest, milliseks me kujuneme, on mõjutatud keskkonnast. Ja see on väga suur protsent. No see on sama, mis andekuses, et ma võin sündida siia ilma väga musikaalsena, aga see, kui mul seda üldse ei arendata, siis võib-olla ma avastan 70-aastaselt, kurat, mul oli väga hea kuulmine, eks ju, aga mind ei viidud sinna suunas, eks ju, et hoopis sunniti meditsiini näiteks õppima. Vanemad oma vajadusi rahuldavad laste kaudu. See, kui vanema ütleb, et mul on väga hea laps, siis vanem, tegelikult mina tõlgin selle sellisena, et laps ei liiguta, ei tekita mingeid probleeme, nüüd on mul hea olla, minu vajadus rahu järgi ja turvalisuse järgi on tagatud. Aga me ei vaata seda, et kuidas lapse vajadused on rahuldatud samas hetkes. Ja kuna lapsed armastavad oma vanemaid tingimusteta. Nad kohanduvad ka tingimusteta. Nad kohanduvad tingimusteta vanema järgi, et jumala eest teha kõik selleks, et vanemal oleks hea olla. Ja mõtle, milline koormuse me paneme laste peale. Lapsed, kes sünnivad ilma kogemuseta, ilma teadmisteta, keeleliselt ei ole veel võimekad ja me juba paneme neile kohustuse oma vajadusi rahuldada. Et see on nagu, kui hakata, minu jaoks on see nii õudne tegelikult, kui seda pilti nagu niimoodi vaadata. Hea on selle juures see, et kui me õpime võimalikult kiiresti selle teadmise selgeks, siis me saame niivõrd palju muuta siin maailmas, et nii nagu mind ei olnud õpetatud vägivallatult käituma, ma arvan, et osad mu kolleegid ja võib-olla ka kliendid tajusid mind kui vägivaldset inimest, mitte silti külge panemata, aga et Anneliga ei ole meeldiv koostööd teha. Väga võimalik, keegi ei ütle ju midagi välja, sest see ei ole viisakas välja ütelda, et tead sa, mul ei ole sinuga meeldiv koostööd teha. Ja et see hirm, mis vaata kuidagi taustal käib. See ühiskonda sobitumine, et see saadab meid kogu aeg ja tänu sellele me nagu ennast paneme kõrvale, hülgame iseennast. Aga tead, mul just alles oli ka üks juhtum, kus ma sattusin olukorda, kus minult oodati, et ma kohanduksin kellegi järgi, sellepärast, et tema, võib-olla siis see tundemaailm, tema enda ja keha ja seostega ei ole ka nii heas kohas. Ja kuna mul on nüüd läbi nende aegade, see enda õpingute ja kõige läbi praktikate kaudu enda väärtused, inimpsühholoogia põhised sellised liikumised paika loksunud, enda piirid paika loksunud üsna hästi, siis see palve, et palun kohandu teise järgi, et aga ta ju on praegu selline inimene, miks sa ei võiks temaga arvestada, ma ütlesin, aga vabandust, ma ei saa kaasa aidata sellele, et ma muutun ka sõltlaseks ja aitan tal veel enam enda käitumist süvendada selles suunas, mis räägib vastutuse mittevõtmisest, enese süüst. Ma ei saa lihtsalt selle mänguga kaasa tulla. Ja kui raske sellel teisel inimesel oli seda vastu võtta, et miks sa teed seda, vaata, et miks sa ei või kohanduda. Jaa, vaata, kuna meid on õpetatud ühiskonnas nagu, ma ei tea, mis protsent inimestest, aga enamus inimesest on ikkagi õpetatud, kuidas ühiskonna sobituda, kuidas võtta vastutust teiste inimeste nagu tunnete eest, aga mitte omade tunnete eest, kuidas võtta vastutust selle eest, et ühiskonna liikmetel oleks hea, aga ennast me paneme kõrvale ja tänu sellele ongi nagu, ütleme, mina, sina, kes me oleme rohkem endast rohkem teadlikud sellest tunnete vajaduste maailmas, sellest, et me igaüks elame omas reaalsuses. Ei ole niimoodi, et see, kus sina elad, on tõde ja see, kus mina elan, on vale. See ei ole ju niimoodi, sest igaühe reaalsus ongi tema tõde ja siin ei ole midagi vaielda. Meil aastaid tagasi, kui õega oma stuudiole nime otsisime, siis me mõtlesid, et läheme ladina keelde, et väga fancy, et paneme mingi ladinakeelse nimetuse. Ja siis mina kirjutasin oma töös kasutatavad sõnad üles ja tema kirjutas oma töös kasutatavad sõnad.
ja noh, mängisime siis seal Google Translate'is nende sõnadega ja panime sisse, noh, minu jaoks see reaalsuse, see, et me tajume, et minu reaalsus praeguses hetkes on see ja tema reaalsus võib olla totaalselt teistsugune. Et juba see on üks samm aktsepteerimise poole või teadlikkuse juurde, eks ju. Ja siis paningi see reaalsuse sisse ja vastus tuli Veritas. Ja need, kes ladina keelt teavad, siis Veritase nime all õpetada või sõna tähendaks eesti keeles tõde. Ja ma pöörasin siis Google Translate'is ümber ja oligi Veritas tõde. Ehk siis reaalsus on tõde. Aga kuna me oleme kõik erinevas reaalsuses, siis meil on erinev tõde. Aga ühiskonnas vaieldakse, et kummal on õigus, kummal on vale, eks ju. Kumb on hea, kumb on halb. Et sinnamaani, kuni me liigitame inimesi kusagile ja paneme sildi külge, sinnamaani me paneme vastutuse selle teise inimese peale. Tema on halb, tema vastutab selle eest, et minul on halb, eks ju. Samas, mis meie reaalsuses toimub, on see, et jälle ma kasutan ühte niisugust väljendit, mis nagu summeerib asju. Me kanname endaga seljakotti kaasas, kus on meie geenid, meie sünnipära, kus me sündisime, millist keelt me räägime. Keel on väga oluline suhtluses, sest et näiteks ma valdan, eesti keel on kodukeel, vabalt valdan inglise keelt, mitte ka absoluutselt kõiki nüansse teades. Üsna hästi soome ja vene keeles saan hakkama, siis on veel mõned keeled. Ja kui vaadata seda, kuidas keeltes räägitakse, siis osasid sõnu meil ei ole, mul oli inglise keeles raske vägivallatu suhtlemise asju tõlkida, sest meil ei ole teatud sõnu. Selle teise keelde, neil ei ole jälle neid sõnu, mis meil on. Ehk siis see keelekeskkond ka, pluss veel peres, milliseid sõnu kasutatakse, eks ju. Siis see kujundab meid, me anname nimetuse sellele, mis meiega toimub või mida me kogeme, et toimub, eks ju. Siis see, mida meile õpetatakse, siis need mustrid, käitumismustrid, mis me perekonnast võtame, siis on hästi oluline asi, mida me ei taju, et meiega toimub, aga on meie seljakotis, on see, et alateadlikult me valime mingid tegevused, et ennast hoida. Ellujäämisinstinkt selliselt. Et me nimetame neid tegevusi strateegiateks, ehk siis meie valikud selleks, et me ellu jääksime. Näiteks, kui minu peale karjutakse ja seda pikalt tehakse ja mind süüdistatakse lapsena, näiteks 4-aastane laps olen, siis mul on väga valus ja selleks, et sellest valust välja saada, ma hakkan oma peas otsima strateegiaid. 4-aastasel lapsel ei ole kogemust veel, 4-aastasel lapsel ei ole seoseid, 4-aastasel lapsel ei ole keelelist võimekust, ehk siis alateadlikult laps valib instinktiivselt mingisuguse käitumisviisi, näiteks ta hakkab valetama. Ta valetab mingisuguse maailma kokku, millega vanem nõustub. Et vanemal ju peab mugav olema. Jaa, sest laps tahab sellest olukorrast välja saada, ta näeb, et vanemal on halb ja ta teeb vanemal selle olukorra mugavaks. Ja laps hakkab valetama. Siis pärast küsitakse, et mida sa valetad? Ja laps ei oska seletada, et mida ta valetab, siis ta instinktiivselt käitus. Just, et tema peale karjuti, ta midagi, millest ta aru ei saanud kuidagi. Ta tahtis sellest olukorrast lahkuda. Oma loo, oma peas, iseenda kohta, nende olukordade kohta, nende inimeste kohta. Ja, isegi mitte nii sügavalt, lapsed ei mõtle nii sügavalt. Just, aga selles on see taust, et see mõtlemistase küll ei ole seal, aga protsessid toimuvad ja sealt tulebki mingisugune käitumine, mida siis lõpuks tegelikult ei osatagi defineerida. Ehk et kas siin võiks olla see kasulik koht, et kui laps käitub kuidagi, siis vanemana mõeldagi, kuidas ma olen lapsega käitunud ebaturvalises kontseptsioonis, kus laps on pidanud minema justkui nagu sellele ellujäämisrežiimile, õppinud ära mingi strateegia, et ellu jääda. Jaa, et lapsed loovad strateegiaid, no meie loome ka strateegiaid ja õpivad teisi strateegiaid. Näiteks olukord, kus mina lapsena näen, kuidas vanemad omavahel suhtlevad. Ma õpin, et niimoodi käibki suhtlemine, et mul on tuttavaid,
kes omavahel suhtlevad karjudes. Abielupaar suhtlevad omavahel karjudes, aga seda nad õppinud oma vanemate pealt. Ise vaatad kõrvalt, ütlesid, issand, mida nad karjuvad üksteise peale. Küsisin ka, et mida te karjute. Ütlesid, karjume või? Ehk siis nad isegi ei märka. Ehk siis need on meil selles seljakotis ja me kasutame erinevates või võib ka ütleb tööriistakohver, eks ju, erinevates olukordades me reageerides kasutame automaatselt neid tööriistu, mis meie seljakotis juba on. Just võtame see sealt välja ja mis võib-olla siin võikski kujuneda aja jooksul kasulikuks, on püüda hakata muutuma vaatlejaks oma olukorras, eks. Et ma märkan või eriti keegi peegeldab, et mitte minna süütundesse, eks, sisse, vaid et olgu, aitäh sulle peegelduse eest, et ma korra vaatan, kus ma seda varem olen kogenud või näinud. Väga huvitav märkamine. Kuidagi teha sellist väikest eneseanalüüsi sinna juurde. Et ma natuke tulen ühte teise kohta tagasi ja siis läheme sealt edasi. Et miks peale seda, kui ma neid oma olukordi selle vägivallatu suhtlemise mudeliga testisin, mudel ongi vaatlus, mis toimub, ilma hinnangut andma, ilma lugu rääkimata, eks ju. Tunded ilma mõteteta. Jah, me võime mõtteid vaadata, aga me saame aru, et mõtted ja tunded on omavahel seotud, ehk siis tunded enamus tulevad mõtetest. Siis vajadused ja siis on palve või siis ka sõnum, eks ju, teisele poolele. Ja kuna see mudel on nii lihtne, siis ta tundub, et ta on lihtne kasutada ka, eks ju. Aga mis siis hakkas? Ma sain oma selle olukorra analüüsitud, ma mõistsin, aga ma ikkagi ei suutnud veel vastata, et kuidas teistmoodi käituda. Ja selleks ma hakkasin ennast edasi koolitama intensiivkoolitustel. Eestis ei olnud ühtegi inimest, kelle käest õppida vägivallatut suhtlemist. Ma uurisin turu peal, et kes on see üks naisterahvas, kes oli olnud, see oli ära kolinud Eestist. Nii et ma pidin käima välismaal õppimas, mis on omaette hea, sest et ma sain hästi palju erinevatelt treeneritelt. Ja tasapisi ma hakkasin endast teadlikku muutust looma. Ma hakkasin praktiseerima oma tunnete tundmist, vajadustega ühendust, mul on tunnete ja vajaduste kaardid kodus ja ma alguses kasutasin, mul oli pinnad olid täis tunnete ja vajaduste kaardes, ma analüüsin kogu aeg erinevates olukordades, kui ma tundsin, et midagi kerkib ülesse, nüüd ma juba tean, et ärritus hakkab siit kõhust ülesse kerkima ja kui ta juba siin on, siis on oht, et ma ütlen midagi välja. Et ma õppisin ära tunnetama seda, et ärritus jääb rindadest allapoole, siis ma suudan veel olukorda muuta. Et juhtimises isegi ei ole see, aga sellel hetkel ma suudan valida, et kuidas ma tahan sealt jätkata. Ehk siis see on see vaatluse koht, et sellel hetkel, kui midagi toimub, ma tunnen ärritust, ma saan valida, kas ma koheselt reageerin või ma lähen vaatlusesse. Ja alguses ma sellest vaatlustunded, vajadused, palve on klassikaline mudel. Et alguses ma ei saanud selle vaatluse olulisusest arugi. Ma mõtlesin lihtsalt, et okei, ma fikseerin ära, mis olukord on, et tema tõstis käe, mina arvasin, et mind hakatakse lööma, eks ju. Niimoodi. Aga kui ma praktiseerisin veel ja veel neid harjutusi, on hästi erineva nurga pealt, mida teha, et hakata erinevalt tunnetama neid erinevaid elemente ja kogeda ikka läbi, et kuidas see protsess on, siis ma sain korraga aru, et vaatlusest sõltub, sellest hetkest ju sõltub kõik see, mis järgnema hakkab. Ehk siis selle see väärtus minu jaoks tõusis oluliselt ja vaatlusest me võtame hinnangud välja. Ja inimestel on nii raske isegi aru saada, et mis asi see hinnang on. No mis asi see on, sest see hüppavad seal lugu, see on kaitse ja kui oma keha teadlik, mina ka viimastel aastatel oma keha kasutan hästi teadlikult kui tööriista. Ka klientidele ütlengi, et kui sa juba tunned, et see siis see koer hakkab möllama, et sa saad sellest koera sabast kinni ja küsid, mis see on praegu ja kuhu ma tahan minna tegelikult, et õppida ära märkama see siis selle usike, see alge, et kui hakkab kerima, siis on see, et olgu, kus see tuli, mis see on
mis ma tahan, et juhtuks järgmisena, mida ma tahan valida, mida ma pigem ei vali, kas ma vajan, et selles olukorras toime tulla, kas ma vajan korra eemaldumist, pean ma midagi endast väljendama rahulikus kohas ja hiljem tagasi tulema, mis on nüüd see parem strateegia, mille ma saan valida. Ja see endaga, sellel hetkel ongi, et niipea kui ma suudan ennast tabada sellest, et ma hakkan reageerima ja suudan ennast pidurdada sellel hetkel, see ei tähenda seda, et ma eiran ennast, vaid see on lihtsalt see, eneseteadlikkus sellest, et okei, et see on minu vastutus, sest mina reageerin ju, eks ju. Maailm võib teha mida iganes, aga mina reageerin selle peale. Mitte keegi minu eest ei saa vastutada, mis siit edasi juhtuma hakkab, eks ju. Ehk siis mina saan ütelda endale, et stopp, mis päriselt toimub. Vaatan enda sisse, mis minuga toimub, kuulan oma hinnanguid. Hinnangud on sõnumikandjad. Kui ma ütlen, et sa oled absoluutselt idioot, eks ju, siis selle taga ma võin kanda sõnumid sellest, esiteks, miski minust sai puudutatud sinu käitumises, eks ju. Ma saan aru, et mina sain puudutatud ja see on minu vastutus. Ma võtan teadlikult vastutuse ja vaatan, et okei, mis lugu ma endale räägin. Mida ma selle hinnanguga, mida ma nende mõtetega endale räägin, eks ju. Ma võin rääkida seda, et sa ei ole kunagi mõistnud, sa ei saagi päriselt aru, et mis minuga toimub ja niimoodi ei käituta ja üleüldse ei ole viisakas niimoodi käituda, eks ju. Sa oled rumal, sa ei ole koolis käinud, et sa peaksid õppima. Ma võin endale 100 ja X lugu rääkida, aga see on minu lugu ja see ei ole absoluutselt seotud teise inimesega. See on minu seljakotiga seotud, selle toolboxiga, mida ma endas kaasas kannan, eks ju. Ja mõistes, et see on minu lugu, ma vaatan, et milliseid tunded mul selle looga üles tulevad. Ma lahkun oma loost ja vaatan, et mis tunded. Ma võin kas või panna südame peale käe, ma võin panna kõhu peale käe, ma võin käed kokku, ma võin hingamisse minna, et tunnetada, et mis minu kehas on. Mida me tavaliselt suudame tunda üsna kergelt on pinget, eks ju. Et kas ma olen pinges? Järelikult miski sai pihta, eks ju, kui ma pinges olen. Miks pinge meie kehasse tuleb? Sest meie keha valmistub võitluseks. Mulle meeldib hästi see teema minu igapäevased lahingud. Ehk see võitluse tunne, et kui ma kehas õpin ära tundma, et ma lähen võitlusesse, siis sellel hetkel ma saan kohe ütelda, et tule tagasi. Võitlust ei ole vaja, mine vaata, mis sinuga päriselt toimub. Ja kui ma saan oma tunnetega ühenduse, siis on see esimene koht, kus ma tegelikult aeglustan ja hakkan rahunema. Isegi kui need tunded on tugevad, ma saan ennast kutsuda vaatlusesse, et mis minu sees toimub ja juba see aeglustab seda reageerimist ja võtab mind sellest protsessist reageerimisest välja. Sest miks me ei taha sinna reageerimisse minna, sest väga tihti me reageerime alateadlikult selle koha pealt, kus me ei ole endaga ühenduses ja me võime põhjustada olukordi, kus asi läheb veelgi hullemaks või täiesti vägivaldseks läheme. Me lihtsalt võimegi teist inimest lüüa, sest et ma ise ei saa selle olukorraga enam hakkama. Aga see on puhas reaktsioon ja see tuleb meil sealt seljakotist, mitte ühendusest minu endaga. Ja seal taga on see, et miski minust sai puudutatud, mingi minu vajadus sai väga tugevalt pihta. Ja kui mul on tunded juba olen vaadanud, siis ma olen võimeline minema oma vajaduste juurde. Ja kui ma saan aru, et mis vajadus sai minus pihta, siis ma saan valida, kuidas ma siis vastan, eks ju. Ongi see, et mida ma kogen, millised tunded üles tulevad, millised vajadused mul on ja mida keegi saaks teha või mida ma tahan teisele ütelda. Ma võin teisele ütelda kas või see, et kuule, mul praegult on tunded üle pea, ma vajan rahu, kuidas ma rahu saan, lähen oma ruumi, eks ju, kas või selles mõttes, et ma eemaldun natukene, tõmban endale nii-öelda oma ruumi ümber ja siis ma saan läbi mõtelda, et kuidas ma siit tahan edasi liikuda ja ma saan teisele esitada palve, et kuule, kas me saaksime sellest rääkida siis, kui ma olen rahunenud. Et see on minu jaoks oluline teema, see on sinu jaoks oluline teema, kas oleks võimalik, et me räägime sellest natukene hiljem, et praegult mul tunded on üle pea kaela. No see on lihtsustatud, on väga raskeid olukordi, kus seda on raske teha
ja sellepärast ongi see, et miks ma olen vägivallatu suhtlemise treener ja konsultant, on just see treener, et ma aitan inimestel treenida ennast seda mudelit kasutama ja ennast nägema. Sest et kui meil ei ole seda harjutatud, õpetatud, treenitud, siis kuidas ma saaksin endaga ühenduses olla? Siis see reageerimine toimubki. Anneli, aga vaatame, et siin aeg muudkui hooga tiksub halastamatult. Räägime, mis asi üldse on vägivald? Kui sina oled vägivallatu suhtlemise treener, mis asi see vägivald siis on? Et ju tihtipeale ühiskonnas vaadatakse, et kui on sinine silm, eks, siis on tõenäoliselt vägivald, on jupid taga, on ka vägivald, aga tegelikult ka sellisel ka vaimsel ja psühholoogilisel teemal on need kihid olemas. Et kas sa saad avada, mis asja me saame üldse vägivallana defineerida? No hästi lihtsustatult, mulle meeldib lihtsustada asju, siis on nagu kergem asjadest rääkida. Et mida me ühiskonnas näeme, on füüsiline vägivald ja on verbaalne vägivald. Eks ju, füüsiline vägivald on juba see, kui ma panen, või ma sind puudutada, kui ma juba panen käe külge ja jõuga teen midagi sinu kallal, eks ju. Sõda on vägivald, teiste tapmine on vägivald, vigastamine on vägivald, vägistamine on vägivald, mingi asjaga sinu pihta viskamine. See on nagu füüsiline vägivald, ehk me läheme füüsiliseks. Teine on see verbaalne vägivald. Inimesed nimetavad vaimne vägivald, aga see avaldub ikkagi tavaliselt verbaalses vägivallas. See, kui ma palun, et sa vastaksid mulle ja sa ei vasta, siis see on ka seda, inimesed ütlevad, kuidas, see on mingi spetsiifiline väljend, mida kasutatakse, et vaikne niisugune nagu vägivald. Passiivne agressiivsus, jah. Aga vaatame, anname ka käitumisele nime ja miks ma väga ei taha käitumistele nime anda, on just see, et me anname käitumisele nime, siis me paneme selle käitumise boksi ja me paneme sinna õige ja vale. Mingid stigmad. Hea ja halb paneme juurde ja me lahkume sellest vägivallatust kohast tegelikult. Sest et niipea, kui me nimetame mingi asja halvaks, nii me peame halva vastu võitlema, eks ju. Et me ise teadlikult kutsume seda võitlust, et seda igapäevased lahingud me kutsume oma ellu, kui me ütleme, et sul on vale, mul on õigus, sina oled halb, mina olen hea, eks ju. Juba me oleme lahingu elemendis. Nii, ehk siis kaheks jagan on siis füüsiline ja verbaalne. Aga miks me üldse jõuame sellesse ja tavaliselt füüsiline vägivald järgneb sellele verbaalsele, ehk siis inimene on eelnevalt juba verbaalselt märku andnud, sest et inimeses on mingisugune kogemus, tal on tunded üleval, väga tihti ta ei ole vajadustega ühenduses, aga tegelikult seal all ta kaitseb oma vajadusi, sellepärast ta hakkab midagi ütlema välja, sest ta vajadused said pihta, ta tunded on üleval, eks ju. Ja kui seda ei märgata, siis vaata last ka, eks ju. Laps ütleb, emme, lõpuks tuleb, ütleb, et emme, eks ju. Aga täiskasvanud inimene ütleb, et palun aita mind. Mis siis, et ta seda ei oska väljendada sellisena, palun aita mind. Ja lõpuks lööbki, eks ju. Sest tegelikult, kui inimene, mida meie ütleme, et käitub vägivaldselt, see on meie kogemus, eks ju, ehk siis ütleb midagi taolist, mida meie kogeme, et on vägivaldne, teeb midagi, mida meie kogeme, näiteks lööb kassile jalaga, eks ju, läheb, lööb teist inimest, võtab sõna, kus ta räägib teise inimese kohta halvasti, eks ju. Meie kogeme seda vägivallana, me paneme selle vägivalla sildi külge sinna ja sellega inimese tõstame sinna, et ta on halb inimene, eks ju, aga tegelikult inimene üritab oma vajadusi ja tundeid väljendada. Meile lihtsalt ei ole õpetatud, kuidas väljendada. Ta on hädas, et mõttes ka siis öelda, et vägivaldselt siis käitub inimene justkui ei oska muul viisil, ta on selles kinni, et mida ta tegelikult vajab, nagu öeldakse ka, et tihtipeale vihastamine on justkui nagu armastuse väljendus, sest ma tegelikult tahan head, aga ma ei oska, ma pigem vihastan ja siis see asi eskaleerub halba kohta. Tegelikult seal on abipalve taga, et ma olen aeg-ajalt kasutan ka seda ütlemist, et kui sulle tundub
või sa koged, et teine inimene käitub vägivaldselt, siis küsi, et milline valu tal võib seal taga olla, et ta niimoodi käitub. no näiteks, kui keegi ütleb kellelegi halvasti, ma ütlen siin, ma ei tea, Anneli, et noh, sa ikka ei saa üldse mitte millegagi hakkama, eks ju. Mis sa siis minult küsiksid, kui ma ütleks sulle praegu, et sa ikka ei saa mitte millegagi hakkama? Jaa, et mida sa konkreetselt sooviks, et millega ma hakkama saaksin? Ja siis ongi, kas siis on nagu blackout, et mis asja on ju? Jaa. Noh, et sa ei ole kunagi kodus. Jaa, siis ongi minna? see, et siin on veel huvitav asi, need ülivõrded, eks ju, kunagi ei ole kodus. Mitte midagi. Ja mitte midagi ei tee. Samas inimesed ju on kodus ja on, eks ju. Et siis ongi see, et kuule räägi, et mis sind ärritab, et kui sa ei, mis on veel üks trikk, et see mudel on hästi lihtne, vaatlus, tunded, vajadused, palve, aga selle kasutamine, see on natukene nagu harjutamise küsimus, et ta kõlaks, et ta sujuks sellisena, et sa ei mõju nagu terapeudina. Ja või selline mehaaniline. Jaa, mehaaniline jah. Et tegelikult ma lähen sellesse, et räägi rohkem asjast, et ma ei saa täpselt aru, et mis sinuga toimub. Räägi rohkem asjast. Ja siis, kui inimene hakkab rääkima, siis ma üritan seda hetke tabada, kus tema trigerdatud sai. Et kui ma ütlesin, et ma tahan sõbrannadega välja minna, et sellel hetkel sa nagu ärritusid. Ja ärritusid sellepärast, et? Ei, ma ei pea üldse. Tegelikult, mida ma taga ajan, on see, et inimene ütleb, et jah, et ärritusin jah. Sest et sinnamaani, kuni ta ei ütle jah, siis ta ei ole saanud ennast piisavalt väljendada. Ja, et kui ta ütleb, et ei, et see ei olnud sellest, et sa sõbrannadega välja tahtsid minna, siis ma senimaani kuulan teda, kuni ma pakun ja peegeldan tagasi, kuni ma leian selle koha, ütleb, et jaa, et see oligi see koht, eks ju. Ta ilmselt niimoodi ei ütle, ta ütleb pigem niimoodi, et tead sa juba, eile me rääkisime, et täna me oleme koos õhtul ja teeme asju. Ja nüüd sa ütled siis, et sa lähed hoopis teed sõbrannadega samu asju, mida me näiteks tahtsime koos kontserdile minna või jalutama minna, eks ju. Siis, et see, et ma eile ütlesin ühte ja täna ütlen teist, et see on see koht, mille peale sa praegu pahane oled. Sa pead, jaa, et see on see koht ja okei, et sa vajad, et ma oma lubadustest kinni peaksin. Et sul on vaja kindlust selles, et ma kinni pean oma lubadustest. Teine ütleb, jaa, okei, et mida sa soovid, et ma teeksin praegult. Et alati on olnud praegult, sest me saame olukorda muuta ainult praeguses hetkes, eks ju. Ja me võime ütelda, et mida ma oleksin võinud siis palveks ütelda, eks ju. Mida sa soovid, et ma praegult teeksin? Ja siis ta ütlebki see, et väga tihti inimene on selleks hetkeks juba rahunenud ja siis ta suudab ka nagu rahulikumalt mõtelda. Stressis aju ei suuda loominguliselt mõtelda. No jah, sest ta on nii-öelda nagu üle kuumenenud. Ta on lahingus ja stressis aju on lahingus ja mis tähendab seda, et fookus on ainult ellu jäämisel ja siis ei mõelda loominguliselt. Meil on meeletus koguses valikuid igas hetkes elus, aga stressis aju võtab selle esimese, mis seljakotis on ja reageerib sellega. Ja siis, kas siis on ka, et siis läheb see tema süüsse, et sina oled süüdi, sina tekitab minus halva tunde ja siis ongi justkui, et ka millest me siin täna siis veel saame rääkida, konflikt, empaatiline kuulamine, sellised aspektid, eks. Ja, et me oleme õppinud süüdistama sellest teisi, mis minuga toimub, sest et lapsepõlves ju isa süüdistab sind, ema süüdistab sind, nad süüdistavad üksteid, ajakirjandus süüdistab, abikaasad, ühiskonnas on selline süüdistamiste laine kogu aeg toimub ja keegi ei tõmba sealt tagasi, sest me saame sellega oma valu eest vastutuse lükata kellegi teise peale. Keegi ei taha valu tunda. Ja valu on nii suur ühiskonnas praegu ka. Ma süüdistan ka valitsust, eks ju. Aga tegelikult ma tean, et minu mingid vajadused on pihta saanud ja ma saan mingi vastutuse võtta, eks ju. Ma saan tagasi astuda valitsuse süüdistamisest. Muidugi ma võin minna enda süüdistamisse, aga see on ka väga valus. Ma saan vaadata, mida mina praegu teha saan. Ja ma saan valida, et mis minust parasjagu pihta sai selles
kontekstis, sest kui me üleüldiselt vaatame, eks ju, siis meil on väga raske, mul on olnud sessioone inimestega, kus ma palun nagu, et millised vajadused teil selle olukorraga on ja inimesed nagu laiendavad selle olukorra kogu elu peale ja mul on vajaduste pakis on 76 vajadust, võib-olla 10 vajadust jääb kasutamata, et kõik vajadused laotakse laiali, eks ju. Aga tegelikult on väga paljud vajadused on üksteisest sõltuvad. Näiteks, kui ma olen kuulatud, siis on ja olla kuuldud on üks vajadustest. Kui ma olen kuuldud, siis on mul potentsiaal, et minu vajadus olla mõistetud on rahuldatud. Kui mu vajadus olla mõistetud on rahuldatud, see toob minusse rahu näiteks, eks ju. Et on mingisugused, mida nimetatakse baasvajadusteks, jälle me paneme nimetuse, samas erinevad vajadustest erinevates hetkades on nagu hästi erinevad. Et nad saavad erinevad nagu kaalu meie elus. Et teatud hetkel võib olla see, et olla kuuldud on kõige olulisem. Sest et ma ei suuda üldse teiste vajadustega ühendust saada, kui ma ei ole ära kuuldud. Ja inimene juba sellega, et ta on ära kuuldud, ta ise hakkab maha rahunema. Sest et ometi keegi väärtustab teda selliselt, et ta kuulab teda ära. Olla väärtuslik on inimeste jaoks tänapäeval hästi oluline. Minu jaoks see väärtus on hästi naljakas asi, et paneme hinnasildi külge, et kui väärtuslik ma olen, eks. Aga see on see üks keeltest, mida meil räägitakse, et kas me oleme väärtuslikud või ei ole väärtuslikud. Tegelikult seal taga on vajadused, eks ju. Ja räägitakse väärtushinnangutest ka ja näiteks ettevõtetes väärtused või perekonnas, et meie peame neid väärtusteks inglise keeles siis values. Tegelikult need väärtused teenivad meie vajadusi. Näiteks kui me lepime kokku, et meie suhtes üks väärtustest, mida me kanname, on ausus, siis me kirjeldame ära, mida see tähendab meie mõlemi jaoks, ehk me loome läbi selle seda ühist reaalsust. Kui me kirjeldame enda jaoks asjad ära, me loome ühist reaalsust, kuidas me näeme asju ja mida me veel saame selle põhjal teha, me saame kokku leppida, kuidas me käitume. Ehk siis vajaduste rahuldamiseks on vaja mingit tegu, me saame nendest tegudest kokku leppida. Seega, kas praegu ka milles ma raamatut kirjutan, mis siin välja tuleb, on see eeldamise teema. Et need samad eeldamised, et kui mina eeldan, et kui mina saan aru, et ausus tähendab minu jaoks seda, siis ma eeldan, et aga sinu jaoks ju peab ausus sama asja tähendama. Et tegelikult me ju ei saa eeldada. Et vaata nagu sinu see vahva lugu on kalamehest ja käsna puhastamisest, et kui tihti me olukordi või sõnu defineerime läbi enda kogemuse, eeldame, arvame, tõlgendame ja tegelikult, kui me läheme sinna sisse, me avastame hoopis mingi muu definitsiooni võimalikkuse ka. Ja me ei tea ju tegelikult, mis teise inimesega toimub, et ma olen mingi üle 30 aasta autojuht olnud ja 20 aastat mootorrattur ja ma oma arust olen ikka päris hea sõitja ja kunagi aastaid tagasi ma liikluses olin ka niisugune, mida nimetatakse agressiivseks sõitjaks, lihtsalt ma olin väga sportlikult suhtunud, ma ise ütlen seda, ma suhtun sportlikult sõitmisesse. Nüüd ma olen natukene rahulikumaks muutunud, aga kui sa sportlikult suhtud sõitmisesse, siis jäävad teised sulle ette, eks ju. Tegelikult ei jää teised sulle ette, vaid sina suhtud sportlikult ja sa saad kiiremini sõita. Ja küll ma siis kirusin neid inimesi, eks ju. Ja siis, kui mul on isa saab see aasta vähem kui 6 aja pärast saab 85 aastaseks ja siis, kui ta tuli Tallinnasse Võrus sõitma, ja ma istusin tema kõrval ja ma kogesin, mida tähendab, see oli aastaid tagasi juba, mida tähendab minust vanemal inimesel, kes ei ole Tallinnaga tuttav, sõita Tallinnas. Siis ma sain aru, sellepärast ta sõidab nii aeglaselt, eks ju. Ta otsib oma peas, et Tallinnas ju muudetakse kogu aeg liiklusskeeme, tema ei ole sellega harjunud, sellepärast ta sõidabki aeglasemalt. Ja ma nagu teadvustasin endale, et ma ei olnud isegi siis veel vägivaldse suhtlemisega tegelema hakanud, aga siis ma teadvustasin endale, et tegelikult ma ei tea, mis selle inimesega toimub, kui ta liikluses käitub teistmoodi kui mina.
ja ma ei saagi eeldada, et kõik käituvad samamoodi ja ma tean, mis teiste inimestega toimub, et see eeldamise kohta, seda tuleb niivõrd palju ja mis on näiteks lähisuhetes üks inglise keeles on hea sõna pitfall, ongi niisugune nagu läbikukkumise koht ja on see, et ma arvan, et ma tunnen seda inimest ja siis ma eeldan. Aga tegelikult me oleme kõik muutumises kogu aeg. Meie nagu füüsis muutub, elu meie ümber muutub, meie kogemused muutuvad, meie kogemised muutuvad ja me otsime ka uusi strateegiaid, uusi lahendusi ja me katsetame neid, eks ju. Ja just, ja mõtle, kui põnev ka jällegi, mida ma siin enda ruumis täitsa ikkagi korduvalt olen kogenud, et ma 10 või 15 või 20 aastat tagasi ju ei abiellunud sellise inimesega ja siis võibki tõesti ühele au anda, sul on absoluutselt tõde taga seal. Tõesti, vaata, inimene on ajas muutunud, vajadused on muutunud, kogemused on muutunud, tunded selle taga muutunud, vajadused muutunud, et see kontseptsioon ongi muutunud ja kui oluline ongi vaata see oma lugude kõrvale jätta. Jaa, et mis meis muutub, on see kogemine. Et tunded ja vajadused on kõigil inimestel ja ühesugused, lihtsalt erinevates nendes kogemise hetkedes nad moodustavad erinevaid kombinatsioone. Ja vaata seda enam, mida ma siin ka näinud olen, on see, et kui ma nüüd saan kogemuse ja ma ennast ei väljenda sellel hetkel, teise inimese peas on tema lood, vaatab, keegi midagi väljenda, järelikult on väga, kõik on hästi, eks nii öelda. Aga tegelikult see on inimese sees, kes enda vajadusi või seda kogemus sellel hetkel ei väljenda, mis talle haiget tegi, hakkab ajas kumuleeruma ja ühel hetkel saabki sellest nii-öelda siis teise süü katastroof, kus siis suhted lagunevadki, sest ma ei saa enam sind usaldada, sa ei ole ju selline inimene, kes mind kaitseks ja need lood, see on uskumatu ratas, mis käima läheb. Oma peades me loome fantastilisi lugusid ja mul on hea just näide ühe meesterahvaga, kellega ka üritasime suhet luua ja olime täitsa suhte alguses ja meil oli koos plaanis minna ühele reisile ja siis mõlemad otsisime nagu praami, millega üle vee minna. Mina otsisin omast sellest telefonist ja tema otsis omast telefonist. Ja siis ta ütles mulle, et ta esitas mulle mingi küsimusi, ma olin nii süvenenud oma telefoni ja järgmine hetk ta karjub mu peale, et sa absoluutselt ei kuula mind, sa ignoreerid mind täielikult, sa ei ole kunagi mind kuulanud. Ma olin täiesti nagu segaduses, ma tundsin suurt segadust ja olin nagu pahviks löödud. See oli minu kogemus, et ma olin pahviks löödud. Ja ma mõtlesin, et tunnen teda ainult natukene aega, et kuidas ma kogu aeg ei kuula teda, eks ju. Aga see inimene kandis oma kogemus teistest suhetest ja see kasvas tema sees. Ja see on nii huvitav ka, et meis toimib ka see efekt, et ma nimetan seda kriminalisti efektiks, et kui me juba hakkame midagi kahtlustama, siis me otsime tõestust sellele. See aju otsib tegelikult endale kinnitust. Ja. Ehk siis igas suhtes siis me otsime seda, et mind ei kuulata, me otsime seda, et teine inimene on süüdi. Kinnitus. Ja sellega me anname vastutuse selle oma kogemise pealt ära, oma tunnete ja oma vajaduste pealt me anname selle kogemise ära, eks ju. Ja kindlasti ma olen ise samamoodi ütelnud kellelegi, et sa ei ole kunagi midagi taolist teinud või sa alati teed niimoodi. Aga juba see teadvustamine, et ma lahkun selle koha pealt, et ma panen need ülivõrded sinna mingisuguse tegevuse juurde, et ma võtan need ülivõrded maha ja ma tulen siia hetke, et see, mida kogen hetkes, just selles hetkes praegult. Nagu öeldakse ka, Kihvtilt on keegi öelnud, et see olukord, mis siin praegu toimub, on 100% 10%. Ja see 90% käivitab selle 10%. Ja see 90% ongi justkui see seljakott, need aktivatsioonid, mis tulevad, aga kui sellest aktivatsioonist teadlikuks saada,
siis 10% on hoopis teistmoodi protsessitav. Jaa, et see on hästi oluline teadvustada endale, et me kanname seda suurt protsenti, millest me ei ole teadlikud, aga mis tuleb minevikust, mitte hetkesituatsioonist, et me kanname seda kaasas, sest et paljud, mida psühholoogiliselt nimetatakse, nagu pannakse sinna see psühholoogiline haiguse silt või diagnoosi silt pannakse külge, et selle taga on mingisugune kaasa võetud mineviku kogemus, mida me oleme ka kasvatanud läbi selle, et ma ütlen, kogu aeg see asi toimub niimoodi. Näiteks minu kogemus ärevushäirega on see, et me ei sünni, no see on väga-väga väike protsent, kes sünnivad ärevushäirega. Väga väike protsent, seda on teaduslikult ka tõestatud, ma ei mäleta praegu, kes on, et kui ma hakkasin vägivallatu suhtlemise treeneriks õppima, siis ma hakkasin hästi palju psühholoogilisi asju lugema, kuulama, ajuteadlasi ja nii edasi. Aga tules tagasi siia, et kui ma nüüd vaatan enda sisse, et ma võin ka endale julgelt panna, mitte enam, aga natukene veel on, et mul on ärevushäire, eks ju. Ütleme, psühholoogi juurde minna, kui ma kirjeldan teatud olukordi, ma saan selle sildi, sul on ärevushäire, eks ju. Mingil määral see kergendab, loob mulle kergust, sest et mul on nüüd mingi selgus, mis minuga toimub. Aga see ei lahenda minu jaoks olukorda. Ehk siis mina läksin sügavamale endaga ja vaatasin, et millega see ärevushäire on seotud. Ja läbi nende harjutuste, mis me teeme ka seal vägivallatu suhtlemise koolitustel, siis mul õnnestus mõned aastad tagasi, ma ütlen, et õnnestus, mõne jaoks on see õuduskuubis, et ehk siis mingi harjutus oli ja kuna minu jaoks oli liiga intensiivne olukord, siis kõik see ärevus läks nii suureks, et ma ei suutnud olukorras enam püsida, hakkasin nutma, keha hakkas tõmblema, nagu see oli nii ülevõttis minus kõik see ärevus, et ma ei suutnud selles harjutuses osaleda. Aga kuna meil seal vägivallatu suhtlemise koolitustel on juba inimesed, kes teavad asjast, siis see inimene, kellega ma paaris harjutust tegin, siis ma sain talle öelda, et kuule, mul on praegu ärevus, tuleb üles ja ma ei suuda selles olukorras hakkama saada, seda kõike on liiga palju, minu jaoks on see liiga intensiivne. Ja kuna sellele eelnesid teatud sammud, siis ta oli teadlik ka, mis sellele eelnes, eks ju, ja siis ta ütles, et okei, ma lihtsalt olen praegult siin, ma ütlesin, et ma ei ole võimeline praegult rääkima ka, et ma olen lihtsalt siin, me ei pea seda harjutust tegema. Ma sain maha rahuneda, ma sain endaga ühendusse minna, siis ma selgitasin ka, et minu jaoks see ülesande püstitus oli segane. Ja kui ma esitasin küsimusi, ma ei saanud vastust. Ja nüüd, kui sa küsisid minu käest, tähendab, kui me hakkasime harjutust tegema, sa palusid mulle, et ma hakkaksin tegema, siis ma sattusin endaga sellisesse kohta, mis on mul lapsepõlve trauma, et kui ma ei teadnud vastust, et siis mu isa ärritus mu peale ja hakkas karjuma mu peale. Et see ärkas minus üles, eks ju. Ja see, et niisugune olukord oli, see tõi minusse hästi suure teadlikkuse, et minu see ärevus on seotud tegelikult sellega, et kui minu käest küsitakse ja mul ei ole vastust, et siis tekib see, ehk ma tundsin selle mustri ära ja ma sain teadlikult hakata ennast jälle vaatlema, ma sain nagu enda kätte selle tööriista, uue tööriista, et ma vaatlen endast, kui mul ärevus ülesse tuleb. Esiteks on see, et ma kehas tunnen ära, kust kohast ta tuleb ja ma tean, et see on seotud selle seljakotiga, selle minevikuga, 90% või palju sa ütlesid, et see on seotud sellega ja ma saan teadlikult seda vähendama hakata läbi selle, et ma lähen sellel hetkel ühenduse endaga, et mis päriselt toimub. Üks mu sellistest headest käibefraasidest, millega ma ennast toetan, on see, et see ei ole eluohtlik. Et nii kui mingi ärevus ülesse tuleb, see ei ole eluohtlik. Minu elu ei ole ohus, mina ei ole ohus, keegi teine ei ole minu ümber ohus. Ja siis ma teen tavaliselt hingamisharjutusi.
jah, Siis just, et ja. kuidas vaata aju nüüd maha rahustada, muuta nii-öelda Ja. oma aju nii-öelda teadlikuks sellest, et tuua ta sealt lahingust just, välja. et see oli, Ja. ma ei ole enam laps, ma ei Ja. ole enam selles olukorras, Ja. olen siin nüüd See olukord ei ole üldse see olukord, eks ju. Just, lihtsalt meenutas, nüüd on katt, eks. Ja mis ma endale ütlen ka, kuna ma tean, et see on sellega seotud, et minu käest midagi küsitakse ja ma ei tea vastust, siis ma ütlen, et sellest pole midagi, kui ma vastust ei tea. Sest et lapsele ma sidusin sellega, et vanemad on ärritunud, õpetajad on ärritunud, töökaaslased on ärritunud, et ma pean vastust teadma, et see on niivõrd oluline nagu ellujäämise seisukohast, eks ju. Tegelikult see ei ole oluline, et ma pean kõigele vastust teadma. Just, Ja- nii ja. et kui sa vaata ongi neid mustreid, dünaamikaid hakkadki märkama läbi selliste nii-öelda nüansside, Jaa. et mida sa oled kogenud, mida sinult on Jaa. oodatud lapsepõlves, kuidas Jaa. oled pidanud käituma ja kui sa ei käitunud, mis oli selle mittekäitumise tagajärg. Jaa, sest et vanemad on just need, kelleta mina ellu ei jää. Just. Laps ei jää ellu. Ma olen ühe korraga kodun seljakotiga talvel minema marssinud. Marssisin lumehangi ja sain aru, et ma ei jää ellu. Pöördusin tagasi ja läksin koju, eks ju. Ehk siis, mis siis, et minu vajadused olid nii tugevalt nagu mitte täidetud ja tunded olid hästi nagu kriitilised, siis mul oli valida, et alati meil on valikud. Lihtsalt need valikud teinekord ei ole kõige meeldivamad. Et see koht elus, kus mul on ideaalsed valikud, et mõnikord tuleb meil sinnani jõuda, ma ei ole veel leidnud neid ideaalseid valikuid üles, sest et väga tihti meil on elust antudki kaasa, et mul on vajadus, aga need valikud on mõlemad sellised, üks on natukene hullem, teine on natukene vähem hullem, eks ju. Ja siis ma saan valida, et ma võtan selle vähem hullema, aga ma liigun edasi, sest et peale seda, kui ma selle valiku ära teen, olukord muutub ja siis ma saan sealt hakata uusi valikuid tegema. Et see on selline samm-sammult liikumine ja minu jaoks on just see, et mida ma kogen, jälle tuleme selle vaatluse juurde, et olla elus enda vaatleja on üks, et ma suudan seda olla, on üks suuremaid kingitusi, sest sellel hetkel ma suudan iseennast mõista, ma suudan mõista või vähemalt astuda sinnapoole, et ma hakkan mõistma teisi inimesi, ma saan valida selle empaatia teise inimese suhtes. See, kui ma endast neid asju protsessin, seda me nimetame eneseempaatiaks. Ehk ma lähen endasse ja hakkan vaatama, mis minuga toimub. Ma lähen oma tunnetesse, ma lasen endal neid tundeid kogeda, ma hoian iseennast selles hetkes, et kui me ei ole harjunud seda tegema, siis on jälle need praktiseerimised, ehk siis treeneriga koos alguses teha neid asju, siis ma lähen oma vajadustesse, ma saan aru, mida see vajadus selles olukorras minu jaoks tähendab, sest et vajadused erinevates olukordades võivad erinevaid asju tähendada. Näiteks turvalisus. Mul võib olla füüsiline turvalisus, eks ju, jooksen pimedas metsas, kardan, et kuskil tuleb hunt, eks ju, füüsiline turvalisus. Või ma lähen ka mingisugune meeleavaldusele, võib olla füüsiline turvalisus. Näiteks nüüd, kui ma käisin selle aasta kevadel Jaapanis, 2 kuud olin sellest mingisugune 45 päeva matkasin seljakott seljas Jaapanis mägedes, siis kõik küsivad minu käest, et kas see ei olnud siis ebaturvaline? Absoluutselt minu jaoks ei olnud Jaapanis matkamine ebaturvaline. Me kogeme erinevalt turvalisust. Teise inimese kellegi jaoks võib see olla väga ebaturvaline. Minu jaoks oli hästi turvaline. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Sest et mõnda riiki minnes meid võidakse nagu me kogeme, et meid ahistatakse, mitte see, et hakatakse, vaid sellel maal on mingid teistsugused reeglid, teistsugune käitumine. Mis maa see oli, kuhu minnes, näiteks kui naine ja mees sõber lähevad koos välismaale reisima, siis nad ei tohi ühes hotellitoas peatuda, mis siis erinevates voodites on, kui nad ei ole abielus ja see on karistatav. Ja no jah, ma olen ka, kas oli Türgi või midagi. No ja mingites maades on niimoodi, ehk siis see keskkond muutub ja see vajadus turvalisuse järgi muutub. Siis on vajadus lähisuhtes, eks ju. Kuidas me saame luua seda psühholoogilist turvalisust
omavahel suheldes, eks ju, vaimset turvalisust öeldakse selle kohta ka, eks ju, siis me kogeme seda enda sees vaimse turvalisusena. Ehk siis vajadused on hästi erinevad, sõltuvalt olukorrast ja kohast, kus sa oled, eks ju. Ja tänu sellele, kui meil vajadus on leitud ja mida see tähendab minu jaoks, siis on meil kergem ka leida valikuid. Ja vajadust, me ei ole siia ilma loodud selleks, et teatud inimeste vajadusi ilmtingimata rahuldada, eks ju. Samas meis on kaasa antud see panustamine üksteise heaolusse, ehk siis see, et ma tahan tegelikult... See hoolivus, aga kus on ka piirid, siis peaks olema, et täiskasvanul on tema vastutus, täiskasvanu hoolitseb lapse eest. Kui laps saab suureks, siis lapsel tegelikult juba lasub vastutus tema enda elu eest, vanemad nüüd peaksid enda eluga tegelema, laps tegeleb enda eludega. Ja mingi hetk edasi nagu liikuma. Et see ongi niisugune nagu mõnus tants nende vajaduste vahel, kui suhe toimib, eks ju. Sest et aegalt mina vajan, et keegi hoolitseks minu eest, eks ju. Näiteks, kui mul siin mõned aastad tagasi põlveoperatsioon oli, mu armsad õekesed tulid appi, tõid mu ära haiglast, aitasid mu 4. korrusele, aitasid mul süüa teha, käisid mu eest hoolitsemas, tõid mulle toitu, eks ju. Paar nädalat hiljem, kui ma suutsin ise juba minna poodi, siis ma käisin ise poes, eks ju. Siis kui mu õdedel on vaja toetust, siis mina lähen ja toetan neid. Ja see tegelikult süvendab meie niisugust lähedust ja turvalisust suhtes ka. Et ongi, et kui me sinna vägivalla juurde tagasi läheme, eks ju, kui me ei taju seda, et mis meiega toimub, kuidas meie tunded ja vajadused on ühendatud, kuidas need lood, mida me räägime, mõjutavad seda, et kui me seda ei taju ja kui me nagu teiste inimese peale paneme selle eest vastutuse, siis tegelikult teine inimene kogeb vägivalda. Sest et mina ei pea vastutama sinu vajaduste eest. Aga kui sa ütled, et sul on vajadus millegi järgi ja sa esitad mulle palve, siis ma saan valida, kas ma tahan panustada sinu vajaduse rahuldamisse, eks ju. Ja see on ka ju okei, kui teine ütleb, ei, ma üldse ei võta isiklikult. Näiteks see sama su lugu põlvega, õed tulid appi, sa avaldasid vajaduse palve, nad tulid vastu, aga kui see sama juhus oleks olnud nii, et õed oleksid olnud üks, ma ei tea, Ameerikas, teine Hispaanias kuskil Eestist ära, siis oleks mul teised valikud olnud ja teised palved kellelegi teisele. Et ongi see, et vajaduste rahuldamiseks ma võin palve ise endale esitada, ma võin ükskõik kellele, aga me väga tihti lähisuhtes jääme sellele ainukesele inimesele nagu, ja sellele ainukese inimese peale tuleb meeletu koormus. Ja see inimene, kui me räägime ka sellest sõltuvussuhtest, eks ju, siis seal ongi see, et me muutume sõltuvaks sellest teisest inimesest, kes kõik minu vajadused rahuldab. Aga samal ajal, kui see inimene kogu aeg minu vajaduste eest hoolitseb, siis tema enda vajadused jäävad katmata ja mingisugune hetk see inimene plahvatab seal all või ta jääb haigeks. Et mida kogetakse ka lähisuhte vägivallana, eks ju. Et tegelikult mõtle järgi, et kas sa oled teisele inimesele pannud liiga palju vastutust oma vajaduste eest, eriti kui sa isegi ütle, et sul on seal vajadused, aga sa lihtsalt järjest paned sellele inimesele midagi peale. Kas see võib olla ka lõpuks harjumus, et see on justkui selline normaalne dünaamika, millele me mõlemad oleme jah öelnud, et seni, kuni emb-kumb ei ütle ei, toimub mäng ja tants edasi. Kuule, me sageli ei saa aru, millele me jah ütlemegi, sest et kui paljud inimesed lähevad teadlikult suhtesse. Ei minda ju teadlikult suhtesse. Sul on lihtsalt see kirg, mis üles tuleb, on armumine, on keemiline nagu reaktsioon üksteise peale, on äge seks, eks ju, või saab koos tantsimas käia, ehk siis mingeid tegevusi saab koos teha ja me kohe mõtleme, et see inimene sobibki. Tegelikult meil on kõik läbi rääkimata sellest, et kuidas me koos eksisteerime. Meil on see paika panemata, me ei ole teadlikud näiteks üksteise traumadest, mis on väga paljudes suhetes ka probleemne on see, et me ei tea üksteise tausta piisavalt sellel hetkel, kui me ütleme jah. Ja neid reaktsioone, et nüüd, kui meie üksteises midagi ära tajume, mis on tuttavlikkusest 90%,
tuleb mingi reaktsioon, teine ei oska sellele vastata, sest see on tema jaoks uudne olukord, temast tõusevad kaitsed ja nii see trall lähebki käima, eks. Näiteks, kuidas, sest suhtes on see lähedus ja turvalisus ja need on nagu, mõlemad on vajadused ja kui need on balanssis mõlemal poolel, siis sealt saab rohkem luua. Sest et turvalisus on elementaarne, nii kui turvaline ei ole, nii meis tekivad suured tunded ja me hakkame otsima, kuidas turvalisust luua. Ja lähedus on teine sellistest vajadustest, sest et inimene sünnib lähedusest. Just. Eks ju? Ilus, jah. Inimene sünnib lähedusest, kõigepealt on 2 inimese lähedus, siis on 9 kuud. Sa oled osa teisest inimesest, pereringe on sama, eks ju. Ehk siis see läheduse vajadus on instinkt, see on meil ema-viimaga nagu kaasa antud. Ja kui miski ohustab, meie turvalisus on niivõrd palju ohus, et see lähedus on ohus, siis on see meie jaoks katastroof. Ehk siis kuidas see, et me saame kokku leppida, et kuidas me seda läheduse vajadust täidame ja kuidas me seda turvalisuse vajadust täidame, need teised vajadused kõik teenivad neid. Et kui me ütleme jah, siis see koht läbi rääkida oma vahel ja teadvustada endale, et kui ma ütlen jah, siis ma ütlen jah tema seljakotile, mida ta kaasas kannab ja teine ütleb jah minu seljakotile, aga ma vastutan oma seljakoti eest, ehk siis ma tutvustan sulle oma seljakotti. Ja siis esitan vajadusi ja palveid seoses sellega ja samas võtan ka vastutus nii, et mis muutusi mul on vaja teha, et meie dünaamika saaks toimida ja samas olen ka teadlik sellest, milliseid muutuseid ma võib-olla selles hetkes ei ole valmis tegema veel ja väljendan nii-öelda seda poolt ka. Aga Anneli, siit me jõuame sellisesse loogilisse etappi, empaatiline kuulamine. Et nüüd, kui hakatakse jagama, siis empaatiline kuulamine ei ole see, kuule, mul oli lapsepõlves see asi, mul oli ka, kuule, mul oli see, mul oli ka see, eks, et see ei ole nii-öelda see asi, et räägi nüüd siis vägivallatu suhtlemise kontseptsioonis just sellisest empaatilisest kuulamisest, et kui me nüüd siis oleme siin partnerid ja et kuule, et Anneli, räägi siis mulle, et kuidas siis see sinu 90% on olnud, sinu kogemused, et kuidas nüüd seda empaatilist kuulamist teha? Jälle natukene kaugemalt hakkam pihta. Et me oleme kõik siia ilma sündinud empaatiavõimega, see on üks inimeseks olemise võimeid. Näiteks kas või see lähedus on ka, me sünnime lähedusest, eks ju, meiega tulevad teatud anded kaasa, geenid tulevad kaasa, empaatia tuleb meiega kaasa. Kuna meie ühiskonnas vähemalt, see aeg, kui mina üles kasvanud, keegi ei rääkinud empaatiast. Meie peres ei räägitud, lähiringkondades ei räägitud, koolis ei räägitud. Ehk siis empaatia võimet ei ole arendatud meis. Meis arendatakse küll jooksuvõimet, kaugele hüppamise võimet, tantsimise võimet, laulmise võimet, pillimängu oskust, eks ju, matemaatilisi võimeid, kõiki neid arendatakse, aga empaatia võimekust meis ei arendata. Meis kõigis on see olemas. Aga ta jääb kängu. Ja mis siis empaatia on? Empaatia on see, et ma suudan olla selles kohas, et ma olen sinuga, kui sa avaldad endast miskit. Ja ma suudan sellest mitte trigerdatud saada. Ehk siis, kui sina midagi koged, siis ma suudan olla sinu juures, ma suudan sind kuulata, ilma, et ma trigerdatud saaksin, ilma, et ma ennast sisse tooksin. Ma suudan mõista, mida sa koged, ma suudan näha su tundeid või ära arvata su tundeid, ma suudan näha su vajadusi ja neid vastu võtta ja neid jälle, inglise keeles on nii hea sõna valideerida, see on ilmseks eesti keeles ka juba kasutatakse, ehk see on see, et ma näen, mida sa tunned. Ja ma saan ütelda, näiteks kui sa räägid mulle, et siis, kui sa käisid selles kohas ja sa kogesid, et sind ei mõistetud, siis ma ütlesin, et see võis päris raske olla, kui sind ei mõistetud. Et kas oli see, et kuidas see sinu jaoks oli? Jaa, et ma võin küsida niimoodi, aga see ka, et ma näen, et sul on raske, eks ju. Ma ei tarvitse minna,
näiteks mul on enam ei ütle negatiivsed, ebameeldivad tunded ehk need, mis kaasnevad sellega, kui vajadused on rahuldamata ja siis on meeldivad tunded, mis kaasnevad sellega, kui vajadused on rahuldatud, eks ju. Ebameeldivaid tavaliselt me kogeme tugevamalt, mispärast me kogeme ebameeldivaid tundeid tugevamalt, sest need on seotud meie ellujäämisega. Ehk siis aju paneb need ettepoole meeldivatest tunnetest, eks ju, sest aju teab, et siis ta tuleb tegutsema hakata. Ehk siis kuna me ise ka tunneme ebameeldivaid tundeid, siis me tegelikult inimeste oleme häälestatud tunnetama üksteist ja ma ei pea kõiki neid nimekirjas olevat, mis mul on endal, on mingi ebameeldivaid tundeid, 74 vist on nendes kaardipakis, tegelikult neid tundeid on ju veel. Et ma ei pea kõiki neid 74 tunnet nagu ära tundma sinus, piisab sellest, kui ma kuskilt suudan alustada, et ma näen, et sa oled kurb. Eks ju. Või et ma näen, et sa oled kurb, kas see on see tunne? Või ütleb ei, et ma ei ole kurb, et mul on hoopis frustratsioon. Sa ei pea isegi küsima, kas see on see tunne. Sa lihtsalt küsid, et kas sa oled kurb? See inimene ütleb, et ei, ma ei ole kurb, et pigem see on rohkem niisugune nagu segadus, et miks ta niimoodi käitus. Et sinus on segadus, et miks ta niimoodi käitus. Ehk siis sa oled selle inimesega ja sa paned selleks hetkeks enda need vajadused ja tunded paned kõrvale, enda kogemise paned kõrvale, aga samas sa ei lase lahti ühendust endaga, sest sa saad teist aidata ainult siis, kui sa ise oled endaga selles kohas, et sa ei vaja abi, eks ju. Ehk siis, et ma saan teadlikult ennast kõrvale panna, et ma isegi ajus endal teen niisuguse pildi, et ma nagu tõstan ennast teise kohta. Et kui ma olen praegu siin, eks ju, et siis ma iseenda tõstan siia, aga ma füüsiliselt jään sinu jaoks. Kas see võib olla ka näiteks see, mis ma viimati inimesega arutasin, et Jana Saarega rääkisime, et kuidas ennast tõsta ühelt kohast teise. Et kui me praegu räägime siin ja midagi aktiveerub ja ma tean, et ma tahan ennast tõsta teise kohta, siis ma muudan asendit ja tõstan ennast teise kohta. Ja seda võib ka teha, kus juures. Et need on sellised lihtsad, kehalised trikid, et ma tõstan ennast välja selles kohas, kus ma enne olin. Ja nüüd empaatilise kuulamisega on sellise triki kasutamisel on see oht, et inimene kogeb, et sa tahad eemalduda temast. Vot et empaatilises kuulamises see nagu ei ole see, eks see hea näide tõesti, et ära siis võtasin seda näitena, aga et tõstavad ennast muus maailma kontekstis, aga mitte tõesti empaatilises kuulamises. Ma olen ise ka kasutanud seda, et kui ma olen mingisuguses jutuajamises, mis on näiteks liiga intensiivne, siis ma tean, et see tekib mulle ärritus ja ma võin hakata reaktiivseks minema. Et teinekord ma lihtsalt paar sammu eemaldun või lihtsalt vahetan ühelt jalalt teisele, et muuta lihtsalt asendit ja et see energia shifti natukene teha, aga tänapäeval ma olen võimeline juba seda tegema, et ma olen hästi visuaalne inimene ka, et ma nagu visuaalselt tõstangi ennast taustale ja ma näen ennast nagu kahes plaanis. Üks on see, mis on ees see plaan ja teine on taustaplaan, eks ju. See eesplaan sind empaatiliselt kuulates on minu jaoks primaarne ehk olulisem ja samas ma kogu aeg skännin, et kuidas ma endaga olen. Ja siis, kui ma skännides leian, et minus hakkab mingi reaktsioon tulema sellele, mida sa ütlesid, siis ma ütlen endale, et pane see praegult kõrvale ja hiljem tegutsed sellega, eks ju. Just, et see ka see enese teadvustamine, et see kohalolu siin nüüd ja praegu, ma olen siin, märkan oma lugu, tõstan selle praegu riiulisse ära, pärast tegelen selle looga, eks. Et siis et õppidagi neid empaatilise aspekti samme, seda saab ka ju sinu kodulehel ka lugeda mingil kujul, eks. Et ma olen seda empaatia neid lühikoolitusi teen ka aeg-ajalt, et teen enda empaatilist kuulamist ehk enesega empaatiliselt hakkama saamist, enese toetamist empaatiliselt ja siis teise inimese empaatilist kuulamist. Et neid kursusi ma aeg-ajalt teen ka. Aga tulles tagasi selle empaatia juurde, et mis ei ole kindlasti osa empaatiast, et teinekord see loob rohkem selgust, kui ma ütlen, et mis empaatia ei ole. Empaatia ei ole oma kogemuse sisse toomine, nii nagu sa ütlesid, et mul oli ka niisugune asi, eks ju. Ei ole üle trumpamine, eks ju, et kuule, ma saan aru, et sul on hull, aga tead sa, mul on palju hullem praegu olukord, eks ju. Mis ei ole ka kindlasti ei ole õpetamine, et kuule, et sellises olukorras sa peaksid hoopis niimoodi käituma. Et
kindlasti ei ole, sellega me teeme sageli asja veel hullemaks, eks ju. Analüüsimine. Mul oli ühel koolitusel oli situatsioon, et mul on selline töövahend nagu tantsupõrand, kus on see vaatlustunded, vajadused, palve on pandud põranda peale, me liigume mööda seda, sest see ongi, me oleme kogu aeg ju voolamises. Et see on väga hea töövahend ja üks inimene oli just selles kohas, kus ta hakkas nagu palvet moodustama ja ta ütles, et ma ei leia, et mida sellises olukorras teha saaks. Ja siis, kuna meil oli õpiolukord, siis ma teistelt inimestelt küsisin, et milliseid valikuid teie välja pakuksite. Ja siis tuleb üks inimene ütleb, et kuule, aga see teine inimene selles olukorras, et kas tal on mingi lapsepõlvetrauma, et ta läks analüüsi. Tegelikult me ei vaja seda, sest sellega me läheme uuesti tagasi siia mõtetesse, kogemisse ja me läheme üleüldse kolmandat inimest analüüsima. Tegelikult toimub ju selle inimesega siin see asi. Ehk siis analüüsimine kõrvale panna, diagnoosid, sildistamine, sest teinekord diagnoosid mõjuvad ka sildistamisena. Kolmandast osapoolest rääkimine, tema halvustamine, see viib üleüldse teise kohta, eks ju. Siis nõuande jagamine. Ehk nõuannet sa võid siis jagada, kui see inimene ütleb, et tead sa, ma ei tea, mida selles olukorras teha. Ja siis sa küsid kõigepealt, et kas sa oled valmis minu arvamust kuulma või kellegi teise arvamust. Ja siis, kui see inimene ütleb, et ei, ma tahan ise selle lahenduseni jõuda, see on okei, eks ju, või jah, ma tahan kuulda. Ja sa tead, et sellel hetkel, kui sa hakkad arvamust andma, siis sa vastutad sellest, mida sa välja räägid, eks ju. Et mul juba aastaid tagasi, ümberringi on ju perekond ja sõbrad ja tuttavad ja kõik on suhetes ja siis tullakse ju suhetest rääkima ja nii tihti antakse üksteisele nõu, eks ju, et mingi hetk ma sain aru, et ma ei saa nõu anda teistele, sest et sellega ma võtan vastutuse 2 inimese suhte eest enda peale. Kes olen mina, et seda vastutust võtta? Just, et nad saavad seda enda sees avastada läbi kogemuse, tunde, vajaduse, palve. Ja otsa vaadates sellele, et mis nende inimestega toimub, kus juures teinega, tekivad situatsioonid, mis on väga laetud, emotsionaalsed ja rasked kogeda inimestele. Samas on mingid lihtsad olukorrad, mis lihtsalt lahendust ei leia ja siis akumuleeruvad mingisugune hetk, eks ju. Et kui need 2 inimest ei teadvusta seda, siis kolmandal osapoolel ei ole kõrvalt midagi teha. Aga me kipume nõu andma, sest et me oleme lugenud, õppinud, me oleme ise midagi kogenud, miski asi töötab meie endi jaoks ja me tahame tegelikult panustada teise heaolusse. See suur soov on aidata, lahendada, ja kui tihti peab sellelt ikkagi tagasi ennast tõmbama, et mina ei ole siin praegu lahendaja, et eks ma olen isegi selliseid ämbreid kolistanud ja jälle märkad, eks, et jälle ma läksin sinna, kus ei küsitud, vaata see on see jälle ja ise üldistamine, vaata nii palju selliseid kasulik õppetund ühes olukorras, üldistavad sõnad, abistamine, kõik see nüansse, aga see on tegelikult tohutu õppimise võimalus siis endale ja ennast ei tasu üldse selle ees piitsutada, kui neid ämbreid käid. Oluline on sellest õppida, et igasugune ämber on võimalus. Et vaata vägivallatus suhtlemises, üks on see meetod, eks ju, vaatlus, tunded, vajadused, palve. Osad inimesed ütlevad eesti keelde, see palve ei ole hästi tõlgitud, et võiks sõnum olla, aga teinekord ongi palve see, eks ju. Et üks asi on see meetod, aga teine on see teadlikkus, et miks osadel inimestel vägivallatu suhtlemise meetodi kasutamine ebaõnnestub, on see, et nad jäävad ainult sellesse kinni ja just selles järjekorras ka, eks ju. Just liiga mehaaniline, sest et olles kas sina treener, mina nõustaja, hea kuulaja, sina seal omades rollides, eks, et me unustame ära, et me lõpuks tegelikult kõik oleme inimesed, on ju. Et see inimeseks olemine on alati seal juures ja kuidas tuuagi see inimeseks olemine sellesse ruumi rohkem. Et see on see tööriista kasutamine ka, et me väga tihti kasutame tööriista sellisena, nagu meile on algselt õpetatud, aga
seal on veel nii palju variatsioone, mida on võimalik, noh, tantsijana ka ma õppisin klassikalist balletti, eks ju, 5-aastaselt hakkasin õppima, et see annab aluse, aga peale seda järgneb improvisatsioon, et elus sa nagu improviseerid, eks ju. Ja näiteks kas või seesama olukord, kus me kipume nõuandeid jagama, et millest ma tahtsin veel siin rääkida veel selle seoses empaatilise kuulamisega, et miks me nii väga tahame nõuandeid jagada, sest tegelikult me tunneme teise inimese valu. Me leiame, et me oleme ka mingil määral samasuguseid olukordi kogenud ja me läheme oma valusse ja see on see koht, kus nüüd märgata, et tagasi tulla niimoodi, et ennast kõrvale panna. Ja see on loomulik, et me tunneme üksteise valu, see teeb meist inimesed. Ja tegelikult, noh, kui me vaatame ka, et vägivallassuhtlemises on selline üks lähenemistest, kui me räägime see meetod ja siis lähenemine, ehk siis kuidas me elus oleme, on see, et katsume eemalduda õigest ja valest ja heast ja halvast. Ma korra vaatan kella, ma korraga tšekin arvutist, sina saad, mis see hea ja halb on, ma tulen kohe tagasi. Ja, et me eemaldume korra sellest heast ja halvast, ehk siis me ei pane oma käitumisele seda hinnangut, et see on hea või halb või õige ja vale, vaid me lihtsalt teadvustame, et ma käitusin nüüd niimoodi ja see ei tarvitse olukorrale kaasa aidata. Et see on nagu üks element, mida ma tahan välja tuua. Teine on see ka, et kui ma tegelikult toon ennast sisse ja ma märkan seda, et ma toon, siis ma võin teisele inimesele ütelda ka, et tead sa, ma sain praegu puudutatud sellest, mis sinuga toimub. Et ma vajan natukene kogemist ja siis ma saan taas sinuga olla. Et eristada ära see teise inimese jaoks ka, et praegu ma olen sinuga, aga nüüd toimus minuga midagi ja ma korraks lähen eemale ja siis ma tulen tagasi sinu juurde. Noh, eemale võib olla piltlikult, võib ka füüsiliselt olla, sest mul õdedega on aeg-ajalt jutuajamisi, kus ma ütlesin, et nüüd ma räägin endast. Et see ei tarvitse absoluutselt sind puudutada, lihtsalt see tuli minus üles, nüüd ma räägin endast. No võivad ongi see variant, et näed, et väga oluline asi ja üks teema lihtsalt, et ongi, et tuua seda teist perspektiivi, sellist mõttemalli, et näed, mul on selline asi olnud, et kas siin on midagi sarnast või erinevat või mingisuguseid lugusid, aga et jah, et mitte otseselt kuidagi võrdlema hakata, õpetama, et nüüd nii peabki, et see minu lugu ongi õige, vaid et see lihtsalt on üks perspektiiv, aga loomulikult see on olustiku põhine, millal sa tood ennast sisse, millal sa ei too ennast sisse, eks. Ma olen nagu õnnelik inimene, et mul on 2 õde ja mul on 2 väga lähedast sõbrannad, nagu teine perekond. Ja nemad olid kõik, kes esimestel koolitustel mul olid ja kellega tegelikult ma igapäevases elus saan praktiseerida. Ja ma saan nii erinevaid olukordi praktiseerida sellesse, et see on niisugune nagu lähisuhte õppetund läbi minu kõige lähedasemate inimeste. Ja alguses ei tarvitse see õnnestuda, noh, kui hakkad praktiseerima seda, et ongi natuke mehaaniline tundub ja teinekord nagu päris ei tööta need asjad nii, nagu sa mõtlesid, et võiksid töötada, noh, nagu ma ütlesin, et ei aita olukorrale kaasa. Et siis endale mitte pähe anda, vaid võtta seda kui õppetundi, kui kogemust ja siis kindlasti vajadused, et mida ma tegelikult vajasin sellel hetkel ja kuidas ma tegelikult oleksin tahtnud käituda ja kui sul ei ole vastuseid, mine ja otsi neid vastuseid. Et see on see ka koht, et me väga tihti jääme oma seljakotis oleva pagasi piiridesse, aga see ei tarvitse aidata, sest väga palju sellest pagasist on see, mida me oleme intuitiivselt õppinud, aga ei toimi. Jaa, et Marshall Rosenbergil endal on üks hea situatsioon, kuskil videos on ka see olemas, et tal on suur auditooriumi sessioon ja räägib jälle sellest, et alati on valikuid. Ja siis üks meesterahvas ütleb, et on olukordi, kus ei ole valikuid. Marshall Rosenberg mõtleb natukene, et mul ei tule tõesti praegu ühtegi sellist olukorda pähe, kus ei oleks valikuid. Et aga räägi omast valikust. Ja siis see meesterahvas rääkis, et ta oli kas Vietnami sõjas või mingisuguses sellises sõjas käinud, ta oli vangi võetud, põlvili maha surutud, püstol kuklasse pandud ja öeldud, et võta riided seljast või me laseme su maha.
ja siis Marssel ütleb, et jaa, et siin on ju valikud. Mees ütleb, et ei ole ju valikud. Võtta riided seljast või me laseme suma 2 valikut. Nii, võtsid riided seljast? Ei võtnud ja sa oled siin. Järelikult oli 3. valik veel. Ehk siis me lihtsalt ei näe neid valikuid, sest me oleme harjunud nende valikutega automaatselt. Need automatismid, mis meie sees on, tõmbavad seljakotist kriisi hetkel just selle valiku välja ja siis ongi see, et õpime ära tunnetama neid kriisihetki, mis tegelikult väga tihti ei olegi kriisihetked, me lihtsalt oleme harjunud neid, ehk me reageerime. Ehk see viimase nagu minu nunnu on see reaktsiooni teema, et õpime märkama sellest, kui ma tahan reageerida, siis tunned ära keha võtab see võitluse. Nagu ennegi teid täpselt. Ja, võtab siukse võitluse tunde sisse või siukse võitlusvalmiduse. Ma käisin 6. klassi lastega rääkimas, kuidas tunneb ära, et inimene reageerib. Keegi teeb lolli nägu, kohe tehakse vastu niimoodi või kohe hakatakse karjuma, õpetaja, ta teeb niimoodi, eks ju. Ehk siis, aga mõtle, kui sul on klassis 20 last, 30 last ja kõik reageerivad. Sul on kogu aeg nagu meeleheites klass, nagu võitluses klass. Ja üks esimesi harjutusi oligi see, et võtame selle reaktiivsuse maha. Nii kui sa märkad endas, et sa hakkad midagi tegema, hinga sisse ja kohe tagane sellest asjast. Vaatame just, et näoilmed, et mida ma olen ka siin kogenud, et üks partneritest ütleb ka teisele, et sa teed ju sellist nägu on ju ja siis ma ju kohe tean. Aga tegelikult see on hoopis midagi muud, see on jälle mingi meenutus, on mingi kogemus, et see ei tähenda automaatselt mingiseid, kes võib olla kogemuslikult ja oli seal mingi tagajärg, võib-olla enam mitte, eks, et ehk, et kuidas need tõesti need kehalised reaktsioonid niivõrd mõjutavad. Iga reaktsiooni taga on see, et mingi vajadus sai pihta. Absoluutselt iga reaktsiooni taga on see, et vajadus sai pihta. Nendel lastel saab vajadus pihta, sellel abikaasal sai mingi vajadus pihta ja kuna ta ei oska teistmoodi väljendada hetkel, siis tal automaatselt tuleb see reaktsioon, mis ta on õppinud. Näiteks, kui ta on jälginud vanemaid, kuidas nad reageerivad üksteisele, siis ta õpib ka, näiteks kui ema räägib kodus ja isa teeb niimoodi. On ju suhteid, kus üksteise peale tehakse. Jälle ta hakkab sellest rääkima. See on puhtalt vanemate käest õpitud selle asemel, et ütelda, et sul on see teema oluline, sa tahad sellest taas rääkida. Just, aga et esimene reaktsioon justkui läheb sinna ja sa saad nii palju muuta, kui sa tajud, et sa hakkad reageerima. Ehk siis esimene asi on see, et ma märkan, et ma tahan reageerida. Hingad natuke sisse välja, et ajust välja viia see lahingu koht, see ärevus välja viia, sest et aju ju valmistub löögile kohe, eks ju. Sellest kohast ennast välja viia, siis küsida enda käest, et see, kuidas ma nüüd plaanin reageerida, kas aitab kaasa olukorrale või teeb halvemaks olukorra. Või et kui teine ongi öelnud, et tead, kui sa teed sellist nägu, et siis see minus aktiveerib seda, et kas sa saad jälgida nendel hetkedel, kui me oleme nendes keerulistes olukordades ka oma näoilmeid, eks. Jah, see on raske. See on väga raske. See on raske valik. Aga teine inimene võib ütelda, et tead sa, ma ei suuda ma näoilmeid jälgida, eks ju. Et see on sinu vastutus tegeleda oma selle käivituspoolega. Ja, et kas me saame midagi teist, mingeid muid asju siin, mingeid kolmandaid, neljandaid valikuid siin, või on see, et sa teadvustad seda, et see on mul automatism ja ma teen sellega tööd, ma tean, et see ei aita kaasa olukorrale, et ma automaatselt reageerin. Aga et sa siis tead, et see nägu mul, see on minu see kuulamise nägu, see ei ole sinu vastu suunatud, sellele järgine mitte midagi, et on mingisugused turvalisust loovad sõnumid, käik sinna juurde. Ja kokkulepped ja ikkagi see, et lähisuhtes isegi töösuhetes ka seljakoti sisu tutvustamine. Aga kuna me ei koge töösuhteid turvalisena ja kellelgi ei ole aega ka sellega, tegelikult see ei ole nagu tänapäeva ettevõtluses nagu teemaks, et me oma inimestest rohkem teame, me suudame empaatiliselt neid kuulata, me suudame mõista neid, me lahkume sellest heast halvast, halb töötaja, hea töötaja, meil ju antakse aasta parim töötaja auhinda, kõik ülejäänud 150 töötajad on
halvad siis jah. halvad siis jah, et see võrdluse hetk, võrdlus jälle on üks asi, mis on öeldakse, et on vägivaldne suhtlemine. Me oma selles vägivaldse suhtlemise koolitusel me kasutame töövahendina, kuidas me seda suhtlust nimetame, me ei nimeta seda vägivaldseks, vaid me nimetame šaakal ja kaelkirjaks. Šaakal tuleb siis sellest, et šaakal loomana on hästi kiire reaktsiooniga ja haugub iga asja peale, eks ju. Ja sellepärast on ehk siis me ka oleme kiire reaktsiooniga, me kogu aeg hakkame hinnanguid jagama. Sina oled kaabakas, tema on kaabakas, valitsus absoluutselt mitte millestki ei saa aru, et me hästi kiiresti reageerime, eks ju. Aga kaelkirjak on siis see, kes on nagu, esiteks ta nimetajatest kõige suurema südamega ja tal on nagu kael pikk, et ta näeb nagu suuremat pilti. Ja ta on nagu aeglasem, kui te vaatate ka selle liikumist, isegi kiirjooks on neil nagu aegkluubis, siis nemad lähevad siia sellesse mudelisse ja see kannavad seda vägivallatu suhtlemise maailma nägemust endaga kaasas. Et minu kodulehekülje pealt saab need vägivallatu suhtlemise printsiibid. Laadige kas või endale alla need dokumendid sealt ja et endale aega, et kui te ei suuda isegi vägivallatu suhtlemise nagu meetodi rakendada ja selle järgi nagu toimida, siis võtke ja vaadake aeg-ajalt nendele printsiipidele otsa. Et ja muidugi, ega ma ei ole ka jõudnud, mul võttis hea mitu aastat, ma 5 aastat, nüüd juba rohkem, nüüd on juba 6 aastat, ma olen tegelenud vägivallatu suhtlemisse, iseenda vägivallatu suhtlemisse treenimisega. See on üks asi on see, et ma käin õppimas ja mul on kindlasti praegu ka veel palju õppida, aga just igapäevane niisugune treenimine, et see on elu osa, minu elu osa tänapäeval. See on selline vist see teadvustamine, sest tegelikult see treenimine, ma ei tea, minu vaates ka minu see nõustaja rolli treenimine, mis ise ma olen seda juba aastaid teinud, eks olnud nõustaja, ennast treeninud, see kestab kuni surmatunnini. Sellepärast, et neid olukordi tuleb kogu aeg, situatsioonid vahetuvad, inimesed vahetuvad, maailmas asjad muutuvad, ise muutud. Et siin on tohutu palju muutujaid, aga kuidas kogu aeg hoida siis või jälle kogu aeg, eks, et püüda olla selles kohas, et sa märkad ennast selle kõige keskel, julgelt õpid, tegin ämbri, nii, kuidas ennast siis ei piitsuta, olgu, kuidas ma saan selliseid ämbreid edaspidi rohkem vältida. Ja, et ma ise ütlen seda ka, et kui me märkame seda, et me läheme enda süüdistusse, eks ju, see on sõnum. Kui sa märkad, et sa jagad hinnanguid, see on sõnum. Kingitus paki lahti, tee sellega midagi. Ja ma ütlen, et iga konflikti taga on ka kingitus. Lihtsalt alguses me ei märka seda kingitust, eks ju. Eks siis seal konflikti taga on see, et mingid vajadused said pihta ja kui me koos leiame, kuidas neid vajadusi toetada, see ongi see kingitus. See lahendab ära mingisuguse sõlme meie kahe suhtes. Nii et olla selline uudishimulik situatsioonides osaleja, olla uudishimulik enda suhtes, olla uudishimulik teiste suhtes, olla uudishimulik enda vajaduste ja vastutuse osas, teiste vajaduste ja vastutuse osas. Sest jällegi see raamat, mida ma ikkagi siin ka alati soovitan, on ärevuse nähtamatud ahelad, et mis ka aitab seda sinu, minu mõtted tunded, eks, et on minu mõtted tunded, on sinu mõtted tunded, see piiride õppimine, tajumine, et ei muutuks nii-öelda siis selliseks kaassõltuvuslikuks mingisugused suhted. Ja piiride teema on teema täitsa oma, et võib-olla tulevikus saame ka sellest rääkida. Et see minu jaoks üks suuremaid avastusi oli, kuidas vastutust võtta, sest et varem ma ei saanud aru, kui mu käest nõuti, et võtta vastutust. Ja see on loonud mulle hästi palju selgust, et kuidas vastutust võtta, sest ma olen kogu selle pildi eest vastutav, eks ju. Ma olen selle eest vastutav, et ma ennast süüdistan ja selle eest ka, kuidas lahkuda sellest kohast, eks ju. Ma olen vastutav selle eest, et ma kedagi teist süüdistan ja ma olen vastutav selle eest, et ma lahkun selle koha pealt ja kuidas ma siis siit edasi käitun. Et läbi selle ma saan vastutuse võtta, milliseid valikuid ma oma vajaduste rahuldamiseks teen. Ja mu elukorraldus on muutunud mingil määral. Ma ei võta enam teatud pakkumisi vastu
jah, ma kuulen inimeste käest etteheited, et miks sa ei käi sellel üritusel ja sellel üritusel. Aga kui see ei ole kooskõlas minuga, eks ju, ja ma saangi ütelda, et ma saan aru, et teie jaoks on see üritus hästi äge ja põnev, minul samal ajal on mingi muu asi hästi äge ja põnev, eks ju. Et jääda truuks endale ja lasta teistel nende asju teha ja tegelikult nüüd ongi see kahepoolne kingitus, et seda normaliseerida. Et mina austan sind, sina austad mind ja siin ei olegi vaja seda tüliõuna tekitada, vaid jõudagi täpselt see, et ma kogen seda, need tunded, mul seal taga on tegelikult see vajadus, et ma ootan sind sinna esinema. Aga et jah, et palvesõnum, mis ma siis tahan sulle öelda, et see ongi okei siis, jah, või et kui sa järgmine kord oled valmis, et siis anna mulle märku, on ju. Et see lähisuhte genereerimine, et lähisuhe lihtsalt ei juhtu, vaid me saame seda luua ja kujundada niimoodi, et meil oleks selles lähisuhtes hea olla. See on ükskõik, kas see on abielu, kas see on suhe lastega, suhe vanematega, töösuhe, suhe sõbrannadega, näiteks ma olen motoklubis suhe oma klubikaaslastega, meis kõigis on see võimekus seda kujundada, millest jääb puudu, meil jääb sellest oskusest puudu, sellest teadlikkusest puudu ja seda on võimalik arendada, et Marshall Rosenberg ka ju vaatas, et miks asjad ei toimi, miks inimesed on üksteise suhtes vägivaldsed ja siis sai aru, et me oleme õppinud vägivaldseks. Meid ei ole õpetatud, kuidas harmoonilisi ühendusi inimeste vahel luua ja kui me oleme õppinud, siis meil on õppida võimalik ka teistsuguseks, eks meil on võimalik ümber õppida, et kunagi, kui ma olin tantsija, ma olen ka ise klassikalise balleti nagu taustaga ja siis tuli see moderntants ja Estonia balletiartistidel oli põhiprobleem, et nad ei suuda moderntantsu tantsida, sest nad on õppinud klassikaliseks, eks ju. Aga modern on selline väänamine, plastiline, aga seal on kõik sirged jooned, sellised elegantsed jooned, eks ju. Aga õppisid. Tänapäeval on baleriinid, ka teevad moderntantsu, hüppavad klassikasse, hüppavad moderni, hüppavad džässi igale poole mujale. Me oleme üks nendest printsiipidest ka, mis on nagu vägivaldse suhtlemised, kõik inimesed on võimelised muutuma. Sest aju on ju tohutu plastiline ja me nii unustame selle ära, et ajul on need neuronrajad, harjumuslikult käiakse need ühed neuronrajad sisse, aga on võimalik nende neuronradade lõppu need teed endid panna, et ma enam seda rada ei käi, hakkan siis ehitama uut rada, aga see on selline teadlik otsus ja alguses nõuab tõenäoliselt ka pingutust. Nõuabki pingutust, sest et ma vägisi võtan ennast ju selle vana raja pealt ära ja sunnin ennast uuele rajale. Kas või on see, et kui ma tahan, et mu keha on paremas füüsilises vormis, minu valikuks on see, et ma teen hommikul venitusi ja teatud harjutusi, see on 20 minutit kuskil, et ma teadlikult võtan selle, mõni hommik on väga raske seda teadlikult teha, aga nii kui ma hakkan seda tegema, nii keha tunneb juba ära, et see on see asi, mis mulle on hea ju ja keha, jälle ma genereerin oma seljakotti uued töövahendid ja uued automatismid, mis tegelikult mind tänapäeval nagu paremini teenivad. Ja me saame toetada üksteisega suhtes nende kasvatamist. Et Anneli, ma arvan, et täna on siit hea joon alla tõmmata, et suur tänu sulle ja hea kuulaja. Sa saad isegi nüüd praegu enda sees vaadata, et mis sinus aktiveerus, mida võiks üle vaadata. Kas sina oled enda jaoks olulistel inimestel enda seljakotti tutvustada, mis sul seal on, minge piknikule nii öelda. Ja need samad sõnumid tegelikult, mis siit täna ju läbi käisid, need ellu rakendades, neid mõtestades, võib tulla ikkagi väga palju suurem rahu kehasse ja hinge, et hakates valima iseennast, harmoonilisi suhteid, näha ennast, näha teisi, tohutu palju võimalusi. Ja, et võtke mõned asjad endaga kaasa, et näiteks kui teine inimene karjub või muutub oma käitumiselt agressiivseks, mida sa hindad agressiivseks, siis seal taga on mingisugune valu. Et sa õpid juba seda ütlema, et sa ei anna hinnangut selle teise inimese kohta, vaid sa ütled, et seal on mingi valu taga. Et juba see paneb sind teise kohta suhtesse inimesega. Siis märkama oma reaktsioone.
et võtta see vaatleja koht ja teadlikult ütelda, okei, õlad tõusid, kõhtu tekkis pinge, ma tahan vist reageerida, ma tulen sealt ära, ma hingan mõned korrad sisse ja siis ma vaatan, et see panus, minu panus nüüd siia olukorda, et mida ma tegelikult tahan panustada või ma üleüldse ei osale selles olukorras. Ka see on valik. Ja siis see, ma ei saa võtta vastutust teiste inimeste eest, mis teiste inimestega toimub, aga ma saan kaasa aidata, kui teine inimene nagu on avatud või soovib, et ma kaasa aitan tema heaolule läbi selle, et ma mingeid tema palveid täidan, sest palvete taga on vajadused. Just, ja teisel inimesel, kui vaata, no näiteks ongi see vägivallaga seotud, ongi, et mina saan näiteks aru, et sina oled minu suhtes vägivaldne, mina ütlen sulle, et ma näen, et seal taga on mingi valu ja kui sina ütled mulle näiteks, et ei, mis valu, siin ei ole midagi, eks ju, et sa ise oled selline, nagu sa oled, siis tal on tegelikult õigus või sul on õigus sellele jääda oma sõnumi juurde ja mina ei pea siin päästma. See ei ole isegi, see ei pea õigust andma kellelegi, sest et inimene on nagu ta on, eks ju. Ja lihtsalt on see, et kuidas mina saan mõjutatud, kuidas sina saad mõjutatud olukorrast ja turvalisuse loob see, et me õpime vastu võtma, mis teise inimesega toimub ja samas ma tean, et ma ei ole vastutav selle eest. Jah, ma saan aru, et minu käitumisel võib olla mõju ja siis ma vastutan selle eest, kuidas ma käitun, eks ju, aga see, siin on see peegeldus, me peegeldame üksteisele seda mõju tagasi, eks ju, et kui ma ütlen, et jälle on nõud pesemata ja siis teine inimene ütleb, kas ma olen süüdi, siis ma saan ütelda, et tegelikult ma ei tahtnud süüdistada, vaid lihtsalt mul on nüüd ennem, kui ma hakkan süüa tegema, ma näen, et ma pean nõud pesema ja tegelikult ma olen üsna väsinud, ma ei jaksa. Et selle asemel, et minnagi vaata reaktsiooni, siis et mis asja, mis mul raske vaid et ongi aeglustamine, et ongi, et tead, et kas ma saan sulle esitada palve, et ma vajaksin, et kui ma tulen koju ja näiteks, kui sa oled eelmisel päeval kodus olnud, et kas sul on võimalik nõud ära pesta enne, kui ma tulen, et siis ma saan hakata toitu valmistama. Et sellised head diskussioonid. Jah, ja alustage kuskilt, ma tean, see võtab aastaid, et mul on just siin hiljutised nagu eduelamused, mida ma väga tänulikult ja soojalt oma südames kannan, et inimestega, kellega ma arvasin, et üldse ei ole võimalik kunagi sellist empaatilist vestlust pidada või et ta ei võta empaatiat üldse vastu, et ta ei ole võimeline seda tegema, et ta saab trigerdatud, siis tänaseks see olukord on muutunud. Ja see ei tähendanud seda, et see teine inimene muutus, vaid mina muutsin seda, kuidas ma suhtlen ja kuidas ma ennast hoian ja kuidas ma seda teist inimest valin näha. Just, ja. Anneli, suur tänu sulle. Mina valin siin näha väga abivalmi inimesena, kes tuli enda mõtteid jagama ja hea kuulaja. Tõesti, nopisid enda jaoks vajalik ja kohtume juba järgmistes kohtumistes ja Anneli kohta siis saad lugeda ka siit podcasti alt, et lisan selle sinna juurde. Ja kui mul ei ole kursusi, siis mulle võib kirju saata ja küsida, et kuna sa teed järgmise kursuse. Ja sinuga saab individuaali ka ju tulla. Ja individuaali saab ka, et seal ma nagu individuaalselt saan mingisugused situatsioonid läbi käia ja mingisuguseid teemasid protsessida ka, et kui inimesed ei taha näiteks koolitustel mingisuguseid asju avada või ei ole aega koolituseni või midagi. Ja, igal juhul suur tänu ja kohtumisteni. Kohtumisteni.